Tere jälle, head Soker.net vaatajad ja kuulajad. Meie taskuhäälingu järjekordne osa on teie ees. Pikette ise järele võtab seekord luubi all otse loomulikult Eesti koondise kohtumise Moldovaga. Ega me võõrsil liigasageli ei võida, nii et on millest rääkida. Premium liigat mängiti juba ka ja muud nipet-näpet sealt ümbert juurde, nii et nagu ikka, loodetavasti tuleb hea saade. Aitavad seda teha siin Kris Ilves. Tere. Markus Jürgenson. Tere. Ja mina endiselt Kristjan Kangur. Ütleme siis kohe ära ka, et meil on jalgpallisaade, et teil ei ole see pillardisaade, et seda peab täpsustama viimasel ajal. Roostes oled. Ikkagi just enne minut aega tagasi rääkisime numbrist ja siis see numbrit öelnudki sisse juhatses. Ei ole Roostes, 316. Sai öeldud. Ma ikka valin millal, nagu mis sa õiendad. Küll ma ütlen ära seal. Sa ei oleks öelnud ju. 316 saade. Oleks küll. Kus sa tead, mida ma oleks öelnud või ei oleks öelnud? Saate lõpus. Jah, saate lõpus. Infot tuleb jaotada. Nii et paiskad kõik korraga eetrisse kohe esimese hooga. Kontrollime. Kas oled ikkagi... Et kas mu näpp on... Oled esmaspäevaks valmis? Kas mul näpp on pulsil nii-öelda? Just. Ja, on. Kuulasin eelmist saadet isegi, harva juhtub. Tegelikult isegi pean ütlema. Aga kuulasin teid. Oli hea. Enam-vähem saaks paremini ka. Ei, oli. Tublid alati. Jah, ühesõnaga Jürgenson tahab kindlasti rääkida millest. Ei, kusjuures mul... Ei taha, ei ole, igav nädal. Väga igav, jah, süke, et ei saanud isegi väga puhata, et... Kui nädalavahetus rääkida. Sinna otsa seda naeratust näen, siis on nii, et aga räägi sellest, kuidas see ei saanud puhata. Ja lugu tuleb. Ei ole mingit lugu. Et väga süke toimekas nädalavahetus, et ei midagi eriskummalist. Minu esituses, ma ei tea, Krissi kohta ma ei oska rääkida. Mul nädal nagu ikka suhteliselt igav. Eile õhtul vaatasin üle pikkade aastate vehklemist. Kahjuks vaatasin ainult seda matsi, mille Eesti kaotas, ehk et finaali. No see on tüüpiline, et siis vaata, kui loeb lehest, et eestlane jõudis finaali ja midagi, siis hakkas vaatama. Ma ei teadnud, et ja siis saab pähe alata. Sel päeval need matsid olid. Lihtsalt ma juhuslikult sattusin peale, et finaal ja siis täpselt samal ajal hakkas ka otseülekanne. Ei tublid jälle üldse nagu Eesti spordile hea nädal. Ja Kristo Tohveri selle eilne Facebooki postitus, sealt võis kõik kokku lugeda. Selle pealt ma ütlengi just täpselt, vaatasin ka ja siis mehel oli ka, et oot, see Eesti-Moldova, või Moldova-Eesti, et see jäi ju ka veel sinna nädalasse. Et sellised asjad juba nädala alguses, mis olid juba lähevadki meelest lihtsalt, nii ongi. Ja et see ongi, et podcast ikkagi peab ikkagi 2 korda nädalas eetris hakkama käima. Jaa. Et teisipäeval see koondise mäng Moldovaga. Jah, teisipäeval. Peaaegu juba nädal aega tagasi ja nii palju infot ja asju tuleb peale, et juba on unustus ei mäleta enam, ei mäleta. No ta ongi, tuleb alati see Premium-liiga voor ka sinna otsa kohe, eks ole, juba uued asjad ja hüppame nagu järgmistele teemadele kogu aeg. Aga ei, ikka midagi on meeles ka nagu sellest mängust, et küll me räägime. Kindlasti, aga üldiselt, ütleme, me võime üldiselt elust rääkida, et jälle ilmad soojad, kohe ikkagi kell on keeratud õhtul niimoodi harjumatu. Ära muretse, ilmad soojad, see läheb üle. Harjumatu, et õhtul kell 7 eile vaatasin, et täitsa valge. 7-8 isegi oli valge. Suvi hakkab tulema? No, mitte väga, ma ütleks, aga kui ma vaatasin ilmateadet paraku. Et nädala lõpp on jälle siin mingi töökülmad ja asjad, aga kevad on ikkagi veel. Aga ei, täitsa okei on ju, mõnus on ju. Vaata, kus meil on igal aastal kogu aeg on see, et me ei räägi mängudest, me räägime sellest, kui selle plats oli jääs ja mingit lund sadas horisontaalselt ja vertikaalselt korraga ja kõik jutud. Aga sel aastal pole mingit probleemi olnud ju. Ja juba vaikselt ju vähemalt siin viimane nädalavahetus oli, et oled Eesti liiga mängul, või tea, võtta jopegi ära, et päris okei oli olla. Jah, ma tegin laupäeval siin ühte mängu õhtust ka veel ja pead nagu juba nuputama, et okei, et peaks nagu mingi paksema jope panema, sest pärast läheb jahedaks, aga siis esimese poole on T-särk selle all, et täitsa kui inimese tunne oli, et ei pea mütse ja salle ja asja endale ümber mässima selleks, et saaks nagu mängu lihtsalt vaadata ja teha, et täitsa okei. Mängijatel ka, ma arvan, nagu mõnus just. Jah, saab hakata OTP triatloniks valmistuma. Selge. Et siin sai... Millal on?
ütlen eile ka, kellel ei ole peas need kuupäevad. Mul ka peas ei ole, kus juures ma nüüd hirmuga vaatan seda, et siin üks möödunud nädalavahetusel sai siin vanade võitluskaaslastega ikkagi väiksed kihlveod sõlmitud ja tuletan siin meelde, et ma pakku ei pane, et jõuline kihlvedu, ütleme, aga mitte kusjuures me vedasime kihla, mitte triatloni tulemuse peale, vaid seal vahepeal on Otepää triatlonil on vahepeal siuke fun võistlus, kus siis, kui ujumise lõpetad, siis sealt veepiirist kuni rattavahetusalani, sinna jääb väike rannaliiv, siis tuleb trepp ja siis trepi otsast veel kuni rattavahetuseni on seal äkki 100-200 meetrit siukest lauget tõusu mööda vaipa. Ja seal siis võistluse sees peetakse eraldi võistlust kõige kiirem selle vahetuse tegija siis, kes jõuab veepiirist rattavahetusalasse. Ja jagatakse siukseid naljaauhindu. Ja siis ma lubasin selle ära võita nüüd see aasta. See oli, tundub, et oli hea istumine, kui selle käigus sellised teed tekivad juba. aga jah, et vanad võistkonnakaaslased Madis ja Hannes, siuksed ausad Eesti mehed, olid nõus muga kohe käppa lööma ja ütleme, kokku siis läks seal 16 kasti ja mitte viinamarja mahla, vaid selge. Vaid mingid kollakamid asju. Rohkem küsimusi ei ole. 16 kasti. No 8 ja 8. Ei no arusaadav. Hästi elame. Ma ei oska mudelda seal. Siin pole kaotusele, pole ruumi. Siin ei ole tõesti kaotusele mingit ruumi ilmselgelt. Aga hoiame siis jooksvalt suve jooksul kursis. Oleks palunud küll, jah. Ei hea, kui on motivatsiooni, vaata. Ma arvan, see praegu sulle head ei teinud, et sa selle siin avalikult välja ütlesid. Ei, no... Konkurendid said kohe motivatsiooni kõvasti juurde. Ei, ma mõtlesin sellelt. Kogu Eesti kuulab. Ei, ma tunnen Madist, et ma tean, et ta on juba praegu seal... annab oma panuse selleks, et ma seda ei võidaks. Mis ta teeb seal? Mis ta teeb? Ta elab seal lähedal, teeb trenni, ta on juba vees, harjutab üleminekut. Teeb seda vaipa sul kuidagi seal libedamaks. Harjutab üleminekut ja nii ongi. Mul miskipärast, ma ei tea, mulle miskipärast kohe ju need on mingid lapsepõlve, mingid spordilaagrite teatavad psühhotraumad, aga et kui sa nagu räägid, tuled veest välja, siis on trepid, siis mul kohe lähevad Viljandi trepid nagu silme, et see on, kui sealt paneks vaata rannast üles. Ja on käidud seal ka Illar Otto ja kes oli Meelis Eelmäe ühe jalaga üles ja sa oled ka olnud see vanaja see Kalevi korvpalliromaani klassik, et ühel jalal üles. Jah, käisime Viljandis laagris mingi siis, kui see Tammeka veel nii-öelda, kui me hakkasime sealt esiliigast kõrgliigasse liikuma 2000-ndate aastate alguses. Siis laagrites me seal käisime ja siis veel hüppati ühe jalaga ülesse, paremaga ülesse, siis alla ja vasakuga ülesse ja nii ta käis. Tuli teil lihtsalt või? Kossumeestel seal oli ikka ühe jala peal ikka üles, läks okei, nad olid vist enne lõhkunud mingi 3-4 tundi trenni ka teha ja siis nagu öeldi, et pange. Aga seal oli ikka ühe jala peal üles läks, see oli ikka tegi. No eks jalkamehel on seda lihtsam teha kui kossumehel, ma eeldan, et aga ei, meeles on, aga mitte nii täpselt, et kui raske see oli, aga tol ajal ikkagi hambad ristis, see oli auasi, et sellised trennid ikkagi lõpuni teha, et nüüd mõnikümmend aastat hiljem on lihtne nagu, et hakkab tagant kiskuma, et astud kõrvale. Aga siis ikkagi oli vaja lõpuni teha. Pundi värk ka, eks ole, et ei taha olla see mees, kes ei suuda nagu. No muidugi, et meil oli ikkagi kuidagi, see oli nagu meeskonna sisene väike siuke mõõduvõtt ka, et kes kui palju jaksab, et ma mäletan Siim Roops oli nendes asjades ülihea ja ta oli nagu füüsiliste võimete poolest ikkagi päris talendikas poiss. No vot, olid ajad. Siis kui mehed olid rauast ikka. Euronoored tulevad peale. Ja. Ei, vaata, oleks praegu ka poistele tegema, et kes läheb ära üles välja. Ikka lähed, mis seal... Tead, kus see Unitedi järgmine laager on vaja teha? Nüüd tänapäeval, pagan, ma vaatan Delfist, siin 13-14 aastased ei jõua seda väikest motorolleritki tänaväärt püsti hoida. See politsei peab aitama, et see on ikka raske. Ei, aga jah, peab mingi väljakutse peab olema inimesel elus. Kellel on kastid ja kellel on trepid. Hea küll, aitab Lorast, lähme Eesti koondise juurde. Mis see aasta oli? 2017, kui Eesti võitis viimati. No okei, jätame nüüd rahvuste liigad siin kõrvale, või
ütleme, jätame kõrvale, aga noh, need on ka ikkagi võidud olnud, need mängud on vaja olnud ära võita, ega seal nüüd ka päris lükata tõmmata vastased meil ei ole olnud, eks ole, aga ikkagi sellised väiksemad, ütleme nagu kääbused mõnes mõttes, mitte et me ise nagu väga ei oleks. Mitte kääbus, Rahvuste liigas oli äkki viimane Kreeka. Kreeka, jah. Ei, no sa võid, mis Kreeka, sa ei saa need kõrvale jätta, võta punktimängud. Punktimängud. Aga ütleme, numbrina on nagu tore vaadata, nagu EM ja MM valikmängud 2017, noh, vahepeal on ikka mängitud ka natukene neid nagu võõrsil ja ei olnud me võitnud ühtegi, nüüd võitsime. Ehk siis, mis me rääkisime siin enne, loomulikult sul on õigus, ei ole mõtet neid kuidagi kõrvale jätta, eks ole, aga ikkagi paneme nagu, noh, võtame siis selle Moldova ja paneme nagu kõrvuti nende vastastega siin, keda me oleme võitnud Kreekaga, see mäng, noh, see oli mõttetu, eks ole, suhteliselt, või oligi ju täiesti mõttetu. Ja seal ei olnud midagi mängus. Seal on midagi mängus, eks ole, ja noh, ega see värav tuli ka natukene, nii et vahel on see mäng, kus sa noh, paned ühe ära ja siis hoiad kaitses ära lihtsalt. Aga praegu siin ikkagi, eks me hakkame järgemööda minema, võib ka muidugi sellest vastaste punasest kohe rääkida ja kõigest, aga ütleme, et see mäng pakkus igasuguseid erinevaid selliseid proovikive nagu väljakutseid, aga Eesti sai hakkama nendega ja 3 punkti on käes, et kui me rääkisime siin enne selle akna algust, ma mäletan, vist nii, et noh, 4 punkti nagu sealt oleks noh, super. 3 oleks väga okei tulemus. 3 saime ka. Pluss siis noh, üks mäng siin ette, eks ole, kus ütleme, oleks võinud ka midagi äkki kukkuda, et ei olnud nagu lootusetu. Aga 3 punkti ja nagu ikkagi teenitud 3 punkti. Ja minu arust mängijad, nii palju kui mõned mängijad välja ütlesid, siis nad ütlesid ka, et selline, noh, et neil, noh, okei, muidugi tahavad mõlemat mängu võita, aga pigem siiti, noh, sellist 4 punkti. Aga noh, ma arvan, et võõrsil, nagu sa ütlesid, pole võitnud, siis see 3 oli, no selles mõttes minu, noh, me eelmine saade rääkisime ka sellest, et pigem ikkagi see Moldova võit oli miinimumprogramme. Proovime nagu veel korra selle selgeks teha, et Eestil ei ole selliseid asju nagu mingisugused kohustuslikud võidud. Noh, okei, võib-olla, kui ma ei tea, San Marinoga mängime, noh, siis võiks nagu öelda ja sealt on ka 0-0-ga tagasi tuldud, ehk et ei saa seda ka võtta nagu nii, et kohustuslik võit. Et see ei tähenda seda, et umbes, et no me oleme nii kõvad vennad, me peame nad ära võtma, lihtsalt kui sa nagu tahad kuskile jõuda, siis need mängud tuleb võita, need on 2 eri asja. Ja noh, kui me tahame nagu kuskile jõuda üldse nagu isegi mitte, ma ei tea, ärme räägime sellest, et EM-ile jõuda, MM-ile jõuda, vaid kui me tahame lihtsalt areneda nagu edasi, siis on seda ka nagu vaja, et me suudame selliseid mänge võita. Suutsime, kõik on hästi, selles mõttes. See ei tähenda, et me oleme nüüd, ma ei tea, nüüd lähmegi MM-ile ja hakkame seal paugutama, eks ole, või et tõuseme kohe pilvedesse selle pealt, aga selles mõttes kõik on hästi, selle peale annab ehitada. Mitte see, et nüüd on Eesti jalgpall valmis näiteks, eks ole, et noh, kuidagi ma ei tea, see natuke vahel väsitab ära see, et mingi nii hästi mustvalge pilk on nagu asjale. Kui ma ütlen, et oli hästi, et siis nagu oleks umbes nii, et ahah, et sinu jaoks on kõik super, nagu ei, kaugelt ka mitte. Punaseid ei tohi võtta, eks ole, selliseid ja nii edasi, aga Eesti suutis selle mänguga hakkama saada. No jah, et siin minu vasakul käel olev noorsand ka ju ütlesid välja, et peame võitma. Aga ma olen nõus, pidimegi. Kui me tahtsime nagu midagi, pidimegi. Kas me suudame või mitte, see on nagu teine küsimus. No näed, suutsime. Ja mis, järelikult oli õigus. aga siinkohal, selles mõttes, et ma olen ka nüüd hästi palju kohanud sellist järelkaja sellele mängule siis või arvamusi, et siis on ka, et et see punane ja et ei tea, et 11 versus 11 oleks nii ja naa läinud. No, aga need kõik asjad ongi jalgpalli osad, see näitab ju ka meeskonna tugevust ja see punane oli ka ju teenitud, see oli ju, vaadake seda Mattias Käidi söötu sellele eelnetud olukorrale. Häbitundeta ütlen supersööt. No, pehmelt öeldes. Üli hästi nähtud, üli hästi avanetud, üli hästi liigutud ja see näitab nagu mingis mõttes ju, mitte mingis mõttes, vaid see näitab ka kvaliteet, et sa paned vastase sellisesse olukorda, kus ta on sunnitud nii räigelt reeglid rikkuma, et ta jääbki karistuseks üks vähemusse ja see on jalgpalli osa, see on spordi osa, see oli selle mängu osa. Just, et mees ei kukkunud niisama tühja koha pealt ümber ja kohtunik ei mõelnud talle punast välja, vaid Eesti teenis selle punase vastasele. Lihtne. Samamoodi nagu sa teenid, siis kui sa palli väravasse saadad, siis võib öelda küll, et sul oli õnne seal ja seal. Ei, need teenisid järelikult seal. Et selles suhtes ma ei saagi nüüd tagantjärgi võib igasuguseid tarkusid eri siin loopida, et mis oleks saanud. Muidugi oleks läinud, ma endiselt olen arvamusel, see 11, oleks me 11 versus 11 vastusel Moldovaga mänginud, meil oleks seal keeruline. Muidugi.
selle vastu ma arvan, keegi ei vaielnud nagu ka enne mängu, et mitte me lähme hakkame siin keerutama neid nüüd, eks ole, sellisel tasemel Eesti koondis ei ole, ma arvan, kellegi vastu praegu hetkel. No meil oli esimesel poolel isegi oli selline periood, kus meil oli isegi 11-10 vastu ju keeruline. Jah, oli küll, jah, just. Et tegelikult pärast seda punast oleks nagu eeldanud, et nüüd hakkame suruma ja panema, kusjuures tegelikult miks peaks, sellepärast, et see on tihti vastane saab punase mängu alguses, nad on värsked ka, et loomulikult nad võtavad ennast veel nagu ekstra kokku, eks ole, kodus ka, ei taha häbisse jääda, kõik sunnib pingutama. Seal oli, ütleme, suhteliselt mängu varajases faasis tuli see punane kaart ja tegelikult oli näha, et mõlemad meeskonnad olid nagu natukene ära ehmatanud, et oli selline nii-öelda ülemineku periood, aga kui me nüüd meenutame seda mängu, siis väga hästi selles, ma ju käisin kommenteerimas, siis oli, ma ei tea, kas teleris oli kuulda, aga üks mikrofon oli meie peatreeneri suhteliselt väga hästi oli kuulda kõik. Kõik jutud. Jah, aga need jutud olid ju sellised treenerile väga kohased jutud. Ei, hästi põnev oli kuulata. Ja seal tuli ju, oli kuulda, kuidas ta üritas meeskonda rahustada, andis väga selgeid konkreetseid juhtnööre väljaku kõrvalt meestele, et rahu, hoia palli, ja siis läks see 5-10 minutit, kuni tegelikult pärast seda mainitud ajaperioodi, siis ju oli see mäng ju Eesti käes, me lükkasime, otsisime, vahetasime äärt, vastane peab palju jooksma, sest need on üks vähem, et selles mõttes selline natukene selline kaos seal pärast punast oli nagu loomulik ja see oli täitsa arusaadav, miks see tekkis. Jah, aga ta oli just minu meelest ka selline nagu tasa ja targu, et okei, las nad nüüd jooksevad praegu, seisame kaitses, eks ole, las nad natukene väsitavad ennast ja siis, kui Eesti nagu asja enda kätte võttis, siis tegelikult see nagu Eesti kätte ju jäi. 19. minutil Peetson õigel ajal õiges kohas ja 1-0 olemas. Et see tegelikult see värav ikkagi selleks hetkeks ta oli, minu meelest ta tuli nagu, ta ei tulnud nagu vastu mängu käiku enam, ta tuli juba ikkagi üsna loogiliselt. Seal hakkas mingeid asju tekkima juba. Ja me ütleme, harjumatu vaatepilt oli, et Eesti koondis on ju vastase väljaku peal positsiooni rünnak, nagu ma ütlesin, et käis sealt keskväljalt see pall läbi, läks paremale äärele, vasakule äärele, et see oli see järgne või eelnes sellele löödud väravale ja kusjuures ega see plats ju tegelikult väga mingisugust lükkamist nagu hullult ei soosinud ka, et minu meelest saadi sellega nagu asjaolusid arvestades väga tublilt hakkama. Jaa, kuigi see vist jäi nagu siuke mulje mulle, et see väljak seekord tundus televildis nagu hullem, kui ta nagu vist kohapeal oli, sellepärast, et sealt poistelt tulevad sõnumite kohaselt oli nagu väljaku kohta, ütlesid nad ainult niisugused häid sõnu. Võib-olla vahel paistab pildi hullem lihtsalt. Siin A. Le Coq Arenal on see väljak kehvemas seisus ka olnud koondiste mängude puhul. Seda kindlasti. Aga sa ütlesid see, et kus Eesti positsiooni rünnakut ehitab ja lihtsalt söödab, vahetab ääri. Sellist mängupilti ju tegelikult tahakski selliste vastaste vastu rohkem näha. Palli hoidmist, eks ole, ja just, et seda me saime jõukohaste vastaste vastu just, seda tahaks näha. Seda me saime nüüd praktiseerida, et ega see valiksari meile ilmselt seda nagu hirmus palju ei paku, et seda väikest enesekindlust ikka annab, eks ole, et okei, suudame küll. Suudame kenasti. Järgmine mäng on Iisraeli vastu, kes on, nagu nägime, Moldovast ikkagi grammi võrra tugevam, aga kodumäng. Seal juba ka tahaks natukene, eelkõige just, et on kodumäng, et seal tahaks sarnast sellist mängupilti. Jah, seda enam, et me tegelikult Iisraeli vastu nagu alguses võõrsil üht-teist teha suutsime ja kui ma meenutan näiteks eelmist mängu Slovakkiaga, siis seal praegu terve esimese poole me suutsime nagu ikkagi mingites olukordades väga korralikult palliga mängida. Et see on ju tegelikult see, kuhu nagu ka treenerid tahavad ja me nagu pealtvaatajatena ka tahaks ja mängijad ise ka tahavad, nagu et meeskond jõuaks. Ja siis muidugi 30. minut, kus seal peab nüüd küll ikkagi väikse kummarduse tegema härrale nimega Andrei Kojuhari. Et see värav, see kanti ikka, ütleme, see oli olukord, kus see on otseses mõttes nagu kandikul väravasse. Et sellist pläkki ma ei ole ikka ausalt öeldes nagu näinud, et küll jalga vahelt lastakse ja ikka juhtub ja Eesti liigas ka üks mees on jalga vahelt just. Ja. Igast asju on siin olnud, eks ole, et siin Eesti liigas ja mis siin oli naiste meistriliigas, eks ole, tagasi sööt läheb väravavahi jala alt või sealt superkarikas, eks ole, oli see. Et juhtub ikka, aga nii, et sa nagu kaotad värava gabariidid ära täiesti sellisest pealtnäha süütus olukorras ja tõrjudes oled, kuidas Alvar Tiisler ütles su kõrval, et
et äkki mehele jääb järgmine kord nagu meelde, et selleks, et nagu väravat ära hoida, ei tasu väravas seista, vaid tasub ikka värava ees seista. No eks seal, ma ei ole mingi väravatide spetsialist, aga eks ta nagu, tegelikult see pall tuli ju päris sinna 5 kasti joonest sisse poole isegi. 5 kasti joone peal väga hea nurgalöök tegelikult Kevar Palumetsalt, nagu mida Mano Sappinen sai rünnatus. Ja, et mis veel nagu märkimisväärne on see, et see üks nurgalöök enne tal ebaõnnestus, see oli uuesti nurgalöögiks, et ta oli selgelt madalaks, aga tegi oma jalas või keskendumises, milles iganes tegi korrektuurid ja siis kohe järgmine minut tuleb sul väga kvaliteetne nurgalöök, aga ma võin ainult spekuleerida, et väravat ilmselt ta mingil hetkel siis selle nurgalöögi hetkel ta taipas, et ta nüüd jäi selle pool sekundit hiljaks, et ei läinud välja, et oleks pidanud minema, ei läinud, tegi sammud tagasi, aga siis oli juba tagant joon kadunud ja püüdis opasse, mitte veel nagu sirgete kätega. Ta nagu ei tajunud ka üldse, et seal on, tihti me ju näeme seda, eks, et väravavahid saavad aru, ma olen ise väravas ja siis püütakse nagu oleks nagu käsipalli väravavaht põhimõtteliselt käsi sirgelt ees. Tal oli hops sülle ja mees oli täitsa siiralt üllatunud, kui vile käis, mis juhtus. Jaa, aga seda joonetehnoloogiat siis kasutatakse ainult suurtes liigades või suurturniiridel? Ma arvan, et see on mingil määral staadioniga seotud ka natukene äkki või? Ma isegi peaaegu peast ei ütle. Ei no see ei saa nii olla, see ei saa staadioniga olla seotud. Meil ei ole ju kõikidel, ta ongi selles mõttes ilmselt, et meil ei ole ikkagi kõikide võistkondade kodustaadionitel ilmselt nagu seda tehnoloogiat üleval ja siis ei ole kasutus. No, A. Le Coq Arenal oli see tehnoloogia ainult ju UEFA superkarika. Okei, see on ühest mängust, aga niimoodi ma ei usu, et see on niimoodi valikgrupis on sul, et osades staadionitel on ja siis ei, sul on õigus, jah. See väravajoone tehnoloogia, see pandi siia üles, siis palju siin oli mingi 30 kaamerat või meeletult palju neid andureid ja asju, eks ole, et see ei ole päris nii, et paneme sinna üles ja aitab, et Eesti liigasse võid panna 16 kasti kaamera nagu nii, et üks on posti otsas ja keegi kuskilt joystickiga keerab seda nagu. Et see on ilmselt, on siis Inglise liigad, suured liigad on ju, pluss suurturniirid. Ka mitte igas suures liigas ja minu meelest ka Hispaanias mitte ei ole see, et neil ei ole väravööne tehnoloogiat, vaid neil nagu VAR vaatab seda asja. Et neil ei ole seda kella käe peal, mis nagu põriseb. Sama nagu selles meie mängus oli Moldovaga. Seal ka ju... Just, jah. Et VAR peab aitama siis sellisel juhul. Aga seal oli see ka, et kuna vähemalt ega mina ei julgenud nende korduste pealt, mida meile näidati nagu 100% öelda, et see nüüd terve pall oli üle terve joone, aga vastupidist ka ei tõesta. Ja kuna abikohtunik fikseeris värava, siis nii jääb lihtne. Kes abikohtunik oli seal Palumetsa äärel? Siis tal oli väga hea sealt vaadata ka, kuna ta ei saanud ju sealt kuskile väga liikuda, ta pidigi seal värava joonel põhimõtteliselt olema või otsa joonel. Thibaut Nissen peaks olema. Ei see oli julgelt sees ju. Ei pigem oli jah, aga ma ütlen, et nagu seda meil ju joone pealt kordust meil ei olnud. Selles mõttes, meil oli just sealt kuskilt 16 kasti kaamerast või kusagilt. Aga seest oli ja ära ta loeti ja vahel on nagu see, et mingi siuke väike õnn peab ka nagu ka meie poolt olema natukene. On meie vastu neid asju läinud, aga on meie poolt ka meenub kohe siin Lillekülas see serblaste see võiduvärav, mille ju ka abikohtunik ära nägi kuskilt läbi lumesaju, et ei loe ikkagi aastaid tagasi. Aga mänguks läks. Ja tundus, et kõik meie käes ja 2-0 ees vastasid 10 ka ja siis ei taha ma nagu noort meest väga tampida, aga ei pea talle ilmselt seda nagu rääkima ka ekstra keegi, ju ta aru sai, aga Kevar Palumets viimase 5 mänguga koondises nüüd 2 punast kaarti ja mõlemad siis teise kollasega ja niimoodi, et ikka väga varakult jätad meeskonna vähemusse. Et seda ei saa sellel tasandil oli nõks pehme teine kollane, aga ma olen endiselt arvamusel, et juhul kui Moldova poleks olnud vähemuses, ei oleks peakohtunik sealt ka teist kollast määranud, ma arvan. Ja ma ütleks sellega, et ma olen sinuga nõus, et tundus pehme. Esimene oli ka oma lollus tegelikult nagu kehv puude ja siis, ütleme, mõnes mõttes see oli nagu õige kaart, ta võttis mehe maha, et ei tuleks rünnakut. Okei, elame üle. Aga teine oli selline, et ta tuli ju ise, ta sai natuke vigastada, oli vist mingi kukkumine või mingi asi, kas ta tuli joone tagant, jooksis otse võitlusesse. Sama mehe vastu vist. Äkki oli sama, ta ilmselgelt, ma ei usu, et ta tagasi läks midagi tegema, vaid lihtsalt oligi nagu see, et ma võtan selle palli, jooksis tagant jalgadesse, see on see klassika, eks ole, et okei, võib-olla oli pehme kaart natukene, aga ära anna seda võimalust. Ära anna sellist võimalust. Ja vaieldamatult pallini ta ei jõudnud tagant jalgadesse, ütleme, et oleks vabalt võinud mitte anda, eriti just teist kollast, see lävend on natukene teine, aga ei saa nagu ka öelda, et kohtunik oleks mingi väga vale otsuse teinud seal. Ei teinud.
Mul on üldse küsimus, et kas treenerite tiim ei pannud puusse, et nad vaheajal ei teinud vahetust või isegi vahetusi? Tead, ma ütleks selle kohta niimoodi, ma kohe tahan endise mängija arvamust kuulda ka selles asjas, aga minu jaoks nagu need jutud on olnud hästi veidrad, et kas me hakkame siis iga mängu esimese poole järel välja vahetama neid vendi, kellel on kollane all või? Kollase kaardiga mängimine keskväljamehel, kaitsjal eriti veel minu meelest, Peetsonist räägiti ka, et oleks ikka pidanud umbes kohe välja võtma. See nagu, see käib nagu tööga koos. Sa pead suutma seda teha. Nii ei saa ju, et palju antakse maailma tippjalgpallis, üldse jalgpallis nagu esimese poole jooksul kollaseid meestele igal nädalal, iga päev praktiliselt. Hakkame kõiki välja võtma. See on see legendaarne lugu ju, kuidas Mourinho rääkis, kas Mario Balottellist. See muidugi on ka see, et tagantjärgi nagu faktid seda Mourinho lugu väga ei toetama, et sellist mängu keegi kuskilt ei leia, aga ilmselt mingi sellise sarnase asjaga Balotelli hakkama sai. Balotelli suguseid rohkem maailmas ei ole ka, aga ja ma ütlen ikkagi, et siis on mängija on loll. Loomulikult sa ei saa kõiki neid kollasega vendasid välja vahetada, see ei ole ju realistlik ja sa pead, aga seal tulebki mängu see, et sa ju treener ju tunneb selle mängija iseloomujooni, ta tunneb teda inimesena, missuguse stiiliga ta on. Meil oli, mäletame ju, Juri Takčuk oli meil Levadias. Temal oli vaja, kui ta sai esimene poole kollase, talle loeti iga mäng seal poole ajal need sõnad peale. Aga kui mul oli kollane all esimesest poolest, siis keegi ei pidanud ütlema nagu, keegi väga ei pea ütlema, ega mängija nagu mingi umma muudu ei ole, et ta ei saa aru, et üks kollane veel ja me oleme vähemuses. Ega ma arvan, et see Tkachuk sai ka aru, aga lihtsalt sel hetkel, kui sa väljakule astud, siis kõik see läheb nagu peast, eks ole, et sa oled seda tüüpi mängija või ei saanud aru, sa oled sükse. Eks see ole, jällegi, siin on nii palju neid, ütleme, muutujaid on sees, et mis see mänguseis on, 4-0, siis sa oled rahulikum, aga kui pingeline mäng, sa võid vastast lugema, kes sul vastas on esimene poolaeg ja missugune see duell oli nende positsioonide kohaselt, missugune see vaimne seisund on, mis su ajalugu on mängijana nende asjade koha pealt. Seal on hästi palju asju ja kui sa nendele asjadele mõtled, siis Peetson oli kollasega meil pärast esimesest poolaega ja oli Palumets kollasega. Kui sa Palumetsa peale mõtled, siis ta sai 44. minutil selle kollase ja minu mõnest ta oli tegelikult teinud väga korraliku esimese poole. Jaa, nõus. Väga hea. Ta ju alustas kohe mingis, tagantjärgi, jälle selliseid asju me nagu väga ei vaata, ta alustas kohe tegelikult väga hea blokiga, vist umbes teisel minutil oma karistusalas, kuhu ta jõudis lappima. Nurgalöök sappina. Jaa, nurgalöök, ärme üldse sellest räägime, kuidas ta nagu rünnakut ehitas, palliga mängus on ta ju selgelt tugev. Kevar Palumets ei ole ka sul selline vend, ma ei tea, ma ei taha üldse liiga teha praegu, mul esimene mees tuleb päev, ma ei tea, süke Artjom Dmitrijev, kes ongi see tank heas mõttes, nagu eks selle läheb, lendab sisse, möllab. Palumets ei ole ju seda tüüpi. Et sa hakkad teda nüüd kohe, nagu kui sa ütleme näed seal, ma ei tea, 50. minutilt ta jäi, et ta on nüüd juba 2 sellist jälle teinud, tal on kollane all, mingit sellist kerget viga, võtame ära. Okei, arusaadav. Peetsoniga oli selge, et sellest, kui oli 10-10 vastu, siis mingil hetkel ta välja võeti, aga ta võeti välja ikkagi. 52. jah, eks ole, aga et siis nagu ongi see, et sa saad aru, et okei, ka juba mõni minut oli möödas, eks ole, sellest punasest, vaata, et juba natukene midagi mängust näed, okei, me äkki peaks seal nagu igaks juhuks muutma, sest et nad ilmselgelt lähevad aktiivsemaks tema ääre pealt, eks ole, tullakse. See oli see ka, et Peetson, kas ta tegi mingisuguse vea seal juba natukene vaatas veidramalt sinna kohtuniku poole ja eks seal, see oli mingisugune märk ka treenerite tiimil, et okei, et igasugune risk välistada. Et ongi, et Peetson ilmselgelt on selline nagu jõulisem olukordadesse mineja on alati olnud ja ega ta selles suhtes ei muutu ja kui ta seda nagu mängukäigus muutma hakkaks, siis tõenäoliselt tema mäng läheks kehvemaks selle võrra, et seal pole mõtet nagu, eks ole. Toodki värske mehe. Igasuguse riski, see on tagantjärele tarkus, selle igasuguse riski oleks saanud ju pärast esimest poole ka maha võtta. Oleks, aga ma ütlen, et sul tegelikult Peetson ja Palumets mõlemad tegid korraliku esimese poole ja et me hakkame nüüd igaks juhuks välja vahetama, eks ole, et ega meil ei ole ka päris nii, et see ongi selline tagantjärele tarkus, et muidugi oleks võinud välja võtta 2-0 eduseis, kollase kaardiga vennad välja, igasugune risk maha, võtad selle teise poole rahulikult enda kontrolli all, mäng tehtud, aga eks see mõnes mõttes ka Palumetsale kõva kooliraha. Nüüd on eriti kõva kooliraha ikkagi, jah. Joonas Tamm võeti ka kunagi seal, kui nad tiitli peale mängisid oma selle Rumeenia pundiga.
esimese poole ajal juhtisid 2-0, ta oli kollasega, siis võeti ju kollase pärast välja ja saadi mäng tuppa ja tiitel oli läinud ja leping ka läinud. Rumeenia, seal on juhtub asju. No ikka juhtub, jah. Nagu Tammest rääkides korra põigates sinna, siis kaua tal see pagendus kestis seal mingi 2 mängu? Veidi rohkem. Äkki 3 liigamängu 1 karikas. No midagi, aga nüüd on tagasi ja... Seal tuli juba tegelikult, see oli huvitav, et seal väidetavalt juba koondise pausi ajal tuli kõne koduklubist, et järgmine mäng oled peal. Jah, võt. Et mulle meeldis nagu see, kuidas mees ise ütles ka, et küsiti, mis nüüd juhtus seal. Siin ikka juhtub. Teen siin tuublis ja küll ma tagasi saan. Ennegi näinud seda, see eelmine, see hull president oli seal Rumeenias, eks ole. Et mis on siis nagu, et Eesti mehe rahu, siuke tore. Aga see ei ole, see kollasega poole ajal välja võtmine, see ei ole nagu, pigem seda ei juhtu, kui juhtub, et see ei ole võimalik. Sa pead ütlema siis nagu lisaks sellele kollasele nagu selgelt ka nagu muidu nagu põlema nii-öelda ka mänguliselt. Mänguliselt või siis on nii, et sa saad 20 minutil kollase ja siis sul õnnestub teha 3 mingit sellist piiripealset viga, kus siis treenerile on see märguanne, et kuule igaks juhuks, et tundub, et siin võib nagu nugade peale minna, et võtame välja, aga lõpuks on nagu selle mängu kontekstis takkajärgi tarkus, eks. Selle mängu kontekstis see ei olnud nagu teema, mida nagu eks ta hindas selle olukorra ära ja Peetsoni puhul ta ju selles mõttes Palumets oli üks oht ja siis selle teise ohu ta välistas siis nagu tulenevalt sellest, et Palumets sai juba. Kiidame nagu seda siis jälle, eks ole, tegi selle liigutuse õigel hetkel ära ja nagu sa ütlesid, Peetsonil tõesti seal oli väikseid olukordi juba nende 7 minuti jooksul, et äkki nüüd siit tuleb. Just, et kuna ta on ka äärekaitses, siis üldjuhul vastased vahetavad neid ründavad mängijad, tuleb sul mingi värskema ja väledama jalaga äärepoolik vastu, kellele meeldib 1-1 võtta, et sa pead ka seda seal lisaks lugema. No selles mõttes ta sai nagu ikka täis tööpäevad koondises minu meelest, et mõlemas mängus tema ääre pealt ikka, kui tuldi, siis tuldi korralikult. Et kokkuvõttes nagu kui ma õigesti mäletan, igati tubli. Ta ise pärast teist mängu ütles, et see Moldovaga mängu veel oli kerge, et see Iisraeli seal oli korralik. Seal oli üldse julm küte kogu aeg, eks ole. Aga seal ta ka ikkagi nagu rippus sellel mängul kuidagi hammastega küljes, et vahel seda on natuke raske vaadata kõrvalt, aga samas nagu äge ka, et kui saad aru, et hirmus karussel on, aga mees nagu püsib mängus, et see on ka oskus oma ette minu meelest. Ja siis põhimõtteliselt ikkagi 10-10 vastu see mäng oli võrdne mäng. Oli võrdne mäng ja isegi 67. löödi meile alles vastu, nagu see tegelikult see oli õhus juba. No jaa, aga vaat seal ongi. Rasmus Peetson vahetati välja, asemele tuli Saliste, siis seal Larsen läks paremale äärele ja tegelikult ju Saliste tuli nagu liigse sükse agarusega peale ja sealt läks torkima vales kohas ja oligi sivinat-säbinat oi kui palju. Jah, aga see nüüd jälle näide sellest, kuidas Eesti suutis kohaneda sellega, et jällegi mitte mingi juhuse läbi, vaid väga ilusti ehitatud loogilise rünnaku läbi 3 minutit hiljem Mattias Käit alla nurka ja tegelikult ma ütleks, see nagu murdis ikkagi Moldova nagu väga selgelt, see, et sa 2 väravat ja 20 minutit oli nagu aega, eks ole, jõuab küll. Aga kuidagi minu meelest oli nagu näha, et neil natukene vaim murdus. See on hästi loogiline ka, et kui sa lööd nagu, sa tuled tagasi mängu ja 3 minutit hiljem kohe pannakse vastu. Jaa, aga neil vastupidiselt, see oli ka ju seal teleri ees olles ju, see oli nagu oleks minut aega hinge kinni hoidnud ja siis said värsket õhku peale. Jah, oli. Et seal oli tunda, et seal võib minna ikkagi mölluks nagu. Mäletad, mis sa selle rünnaku kohta Jakovlevile ütlesid? Ma midagi alguses ütlesin, et võta ette nüüd, võta. Et see on ettevõttes koht, jah. Miks sa ette ei võtnud? Ikka õige, sorry. ja, korrigeerisin. Käigu pealt korrigeerisin. Väga õige. Ei, kusjuures ka minul oli vaadates nagu see, et miks sa seisma, miks sa pidurdad maha seal, eks ole. Aga täpselt hindas olukorda, andis väga hea söödu. Eks oli jah, äkki oli seal klapp natuke kinni või midagi, mis iganes. Selles mõttes, et okei, mina kui siis jalgpalli vaataja või kommenteerija või mis iganes, ma ju muidugi ma võin nõuda, et äärepoolik muidugi iga rünnak võta, aga siin kuskilt ju füüsiline võimekus seab ka piirid. Ja ärme unustame, et ka 70 minti mängitud, Jakovlev oli ka selleks ajaks ikkagi kaitses ka juba kõvasti rüganud. Võrreldes selle Iisraeli mänguga ikkagi väga eeskujulikult. Vähemalt minu ta alustas nagu nii, et teine Sinjavski ka võrreldes Iisraeli mänguga ikkagi. Vaata Sinjavski puhul korraks Sinjavski juurde hüpata, siis ta on nüüd 2 korda 90 mänginud, mis on tema puhul nagu märkimisväärne.
sest et aga vajalik, kui ta tõesti tahab, näeb oma tulevikku äärekaitsjana, et noh, seal sa ei saa nagu ründava äärena see, et kui sa teed nii-öelda 70 ja tõmbad nagu kõik mahlad välja ja siis vahetatakse sind välja, see on tavaline. Äärekaitsjana, no pigem ikka eeldatakse, et sa kestad 90 ära ja kõrgel tasemel. No meil ei ole ju teist vasakut äärepoolikut panna. Ei no meil ei ole, aga ma mõtlen, kui ta tahab nagu välisklubis kuskil, noh, eks ole. No Eesti koondise mõistes, et kelle ei no ei olegi, väga. No, Jakovlevi võib ka vasakule panna. No võib, eks ole, ja Saarma oli meil olemas, et noh, oleks saanud tuua, eks ole, ja seal vangerdada meestega mööda platsi nagu, aga jah, praegu ei ole, aga just see, et siin Jauski on 2 korda. Ja Pihin oli ka, no tal, ma ei tea muidugi, kuidas tal nagu see mängu nii-öelda selles mõttes vorm nagu oli. Ta lõi värava just ju. No pärast seda lõi. Aga tuli ka vahetusest muidugi. Ja ma ei tea, vaata siin mõne nädalaga võib palju muutuda, ta oli enne seda vigastatud, seal tal oli vähe praktikat allklubis ja noh, esimesed korrad ikkagi nagu koondises ka, et noh, siis üldiselt sa pead ikkagi nagu trennides väga kõva vend olema selleks, et noh, näiteks Patrick Kristel ka, eks ole, ei saanud minutitki 2 mängu peale, et kuigi me teda juba teame, eks ole, et noh, siin enne ei ole kunagi olnud, vaata, siuke õudne meeletu vahetaja, nagu, et tagi vahetab siis, kui on vaja, nagu mitte see, et ma lihtsalt proovime, ketrame kogu aeg, eks ole. Mõni mees teeb alati esimese poole äärel sõltumata kaartidest 2 vahetust ära, eks ole. Aga vaat siis näiteks võrreldes Iisraeli mänguga on ju, kus ma rääkisin ka siin saates, et jumala mõnus on tulla poole ajal tegelikult sisse, et noh, kui Igonen tuli meil Heina asemel poole ajal, eks sa tuled nagu noh, nii-öelda alustad algusest, sa saad rütmi sisse, versus siis see, et kui näiteks noh, kui see äärekaitsjate vahetus toimus, et sellisel minutil, sellises mängus ongi raske tulla. Noh, mitte, et siin mitte midagi hea sul tahtmise taha või oskuste taha, aga sul on nagu selline adrenaliin läheb lakke, sa hullult nii-öelda tahad olla abiks meeskonnale, esiteks sa jooksed oma klapi kinni, kuna sul on nii hull nagu soov igale poole minna ja ma pean tegema, sest ma olen värskete jalgadega siit pingi pealt just tulnud. Ja siis läkski, ütleme, konkreetselt praegu siis oli Saliste, kes seal, ütleme, esimese värava puhul, seal oli vaja lihtsalt seista, et kui sa 100 ja pluss veel protsendid peale kindel ei ole, et sa selles olukorras palli võidad või pallile jala vahele saad, siis sa ei lähe seal nokkima. Aga vaat see oli siis versus siis Iganeni vahetus, oli see Saliste vahetus näide sellest, et miks või mis juhtub, kui tuleb nagu nõks hiljem peale. No ja ma arvan, et jällegi mängib mingit rolli siin ka see, et Eesti liiga nagu tempode puhul ta oleks selle jala vahele saanud ilmselt mõlemas olukorras, ka selles 2-3 värava olukorras, kus ta läks ka samamoodi torsta pea tegi. Ja sealt tuli karistuslöök ja sealt tuli värav meile vastu. Et noh, lihtsalt ma arvan, et seal mängis natuke see ka rolli mingil määral. Kõik need asjad kokku, eks ole, lõpuks ongi see, et 2 tükki oli taga. Aga lõpp hea, kõik hea. Me oleme siin lahanud erinevaid mängijaid nagu järjest, aga mis mulle võib-olla kõige rohkem rõõmu tegi nagu, sest keegi tõi nagu välja selle ja ma ei olnudki nii mõelnud sellele ise. Karol Mets, Karl Jakob Hein, Rocco Robert Shane. Eesti eelmise aasta 3 parimat mängijat. Vähemalt selle hääletuse järgi. Ja eks nad 2 esimest 100%, eks ole, ja Shane ikkagi ka oli väga hea eelmisel aastal. Et eks nad seal on ka kuskil seal. Kõik 3 olid puudu meil selles mängus. Ja mängisime tulemuse välja. Pole paha. Ja. Arvestades, et meil ikkagi Eestis üldiselt pigem probleem on ju see, et tagalat nagu väga ei ole, palun Igonen 1,5 väga korralikku mängu. No Käit võrreldes eelmise aastaga, seda eelmine aasta ei olnud. Eelmine aasta ei mänginud. Käit on tegelikult nagu, kui me mõtleme nagu sellist nii-öelda absoluutset taset, siis ta on ikkagi Eesti top 3 mängija, nagu sellel küsimustki minu meelest. Ja okei, ta oli juures, aga kui sa vaatad siin ka, eks ole, jällegi, Palumetsa esimene poolaeg, korralik, täitis nagu selle koha ära, meil on uusi liidreid on juurde tulnud, Maksim Baskotši, kogu aeg unustan ära, kui noor ta on tegelikult. Ja ta on ju tegelikult koondises, juba koondise mängude arvestuses, ja küll meil siin praegu olid 30+ mängu. Metsad, üle 30. Minu meelest tal on nüüd Heinaga võrdselt vist, või kuskil seal, et nad on tegelikult juba seal kuskil top 5 nagu. Ta tuli sellel koroona ajal, eks? Jah. Üks asi muidugi, mis tema kasuks räägib, on tema universaalsus, eks ole, aga ta ei mänginud ainult sellepärast, et ta suudab mängida nii siin kui seal, ta mängib sellepärast, et ta on hea.
ja ta mängib ikkagi Šveitsis korralikus kõrgliigas korralikul tasemel nädalast nädalasse. Ja mulle meeldib, et ta on just nagu selline, ütleme, vaikne liider nagu. Et ta kuskil ei kerki nagu kuidagi väga esile, aga ta teeb oma asjad alati ära ja kes muidugi väga hea koondise akna tegi minu meelest oli Märten Kuusk, keda me oleme siin ka kiitnud, et mängib ilmselt oma elu parimat jalkat ja ma ütleks, need 2 mängu seda kinnitasid. No elu parimad hooajad ilmselt, ma tahaks arvata, et nii ikkagi eestlase jaoks päris kõrgel tasemel liigas ja iganädalaselt ju üsna kindel põhimees. Ekstraklaasa keskmiku üsna kindel, vaid ikka kindel põhimees. No viimased 3 mängu on istunud, aga see, et ta on ikkagi üle poole hooaja seal stabiilselt mänguaega saanud, ta ise ka ütles, et see lihtsalt annab enesekindlult nii vaimselt kui ka füüsiliselt. Plus talle ju pandi ju lauale mõneaastane leping. 2,5 vist äkki oli, jah? 2027 suveni. Jah, 2,5 oli sel hetkel vist, jah. Et see naljamehele ei anta sekast, eks ole. See on nagu selge. Siis Käidist tegelikult Käidist võib palju rääkida muidugi, et Käit oli tõeline kapten selles mängus. Just see, et sa nagu võtad enda peale, mis Käidi puhul seda me tegelikult ju teame, et rasketel hetkedel ja ka mitte rasketel hetkedel, vaid üldse, et mängu enda peale võtmine tema jaoks tuleb kuidagi hästi loomulikult. Ja ma just nagu mõtlesin selle peale, et esimesed 5 minutit, kus kõigepealt ta tuli ise palliga, see rünnak läks meil untsu lõpuks, aga vedas seda ise, siis leidis see oli teiste viga, seal oli vaja kiiremini appi jõuda, siis leidis ta sealt söödu, eks ole, et kui palju meil on neid mängijaid ja seda oli isegi Iisraeli mängus tegelikult minu meelest näha, et kui sul on vaja palliga alt nagu tulema hakata, siis Käit on see mees, kes on selleks võimeline. Palliga tegutsema, kas siis tulema ise, leidma söödu, et eelmises saatest just rääkisite eelmise mängu kohta väga palju seda, eks ole, et kuidas käib nagu palli ära löömine vajadusel. Meil on ikka neid vendi ka vaja, kes nagu palliga sealt päriselt tulema hakkaksid kuskil, et surve alt välja saada. Teine mees koondises võib-olla ongi keskväljal selline Shane. Jah. Aga see käibki keskpoolkaitsja ülesannete hulka. Kui sa tahad olla hea jalgpallur, siis sa pead olema hea poolkaitsja ja kui sa tahad olla hea poolkaitsja, antud hetkel siis sinu näite puhul või meie näite puhul, siis sa pead suutma seda elementi mingil tasemel ju tegema, selles mõttes, et ega need sellised poolkaitsjad, kes selles mõttes sulle pannakse vastased ka vastu, et on sul keskväljal, on sul 3 minu mängijat, 3 vastast üldjuhul ka, on mul 2 keskvälja mängijat, pannakse mulle sinna vastu ka 2, et sealt tulebki see nii-öelda mängija headuse tase välja, et kui sa suudad keskväljal mängid 3-3 vastu ja 1 poolkaitse on selline, kes suudab päris tihti üsna edukalt oma otsese vastase väljaku peal üle mängida, siis see on ju nii-öelda võistkonnamängu pildi suhtes ja käigu suhtes on see ju üli suur pluss. Ja kui sa seda suudad teha, siis sa mängidki seal nendes liigades ja paistad selline välja, nagu Mattias Käit praegu välja paistis. Ja Käidil on ju sarnaselt Kuusele praegu klubikarjääris ka väga hea periood, ta on ju seal Rapidis kapten, Rapid Rumeenia kõrgliiga ja Rapid pigem riigi suurklubide hulka mahub, et seal on hästi tihe tabel praegu seal ülemises otsas, et seal põhimõtteliselt täiesti, võib öelda, kogu see ülemine kuuik mängib tiitli peale, et seal on alles alustati, alles poolitati tabel, et peab nüüd natukene ootama ja vaatama, et kuidas see paika loksub, et võib-olla mõne vooru pärast enam ei mängi, aga tegelikult see on päris äge, et Eesti kutt Käit nüüd ei ole, selles mõttes mingi vana mängija, või ta on ikkagi veel ju üsna noor mängija. Ja tunne on küll siuke, et on 100 aastat olnud juba, sest kas ta tuli ta oligi koondisesse tuli mingi 18. Jah, ma ei mäleta, kes peatreener oli siis, kui ta tuli. Aga igatahes, et Eesti kutt kuskil seal sellises riigis, sellises liigas tippklubi kaptene. See on äge. Kes meil 2016 oli? Reim? Jah, Reimi kehal vist tuli. Gibraltarit tampisime, vaata, siis ta lõi 2 tükki 2016. See värav, mis ta lõi nüüd Moldole, see oli nii temalik värav kuidagi, mul veidi selline déjà vu tunne tekkis, et ta on, varem on ka midagi sarnast löönud. Ta on ju kaugelt löönud nii Belgiale kui ka Küprosele pani ju siin Lillekülas viimasel minutil, eks ole, võitsime 1-0 sellest. Et jah, see,
ka just see, et sa võtad selle löögi, eks ole, sellistel otsustavatel hetkel, et sul tuleb see löök välja ka, et võtta oskavad enamik jalgpallurid, aga kas sa selle sisse ka lööd, peenelt alla nurka. Veidi sarnane oli ka, Shane ise küll vedas päris pikalt palli lõi ju siin, kellel ta lõi ka kaugelt. Oli ka sarnane. Aseritele just, jah. Et jah, ütleme need mängud ja eriti see viimane mäng tõestasid, et miks meil on Käiti vaja. Vahel on nagu see, et sa vaatad ilma temata, et saab ju ka koondis hakkama, aga kui ta mängib, siis sa saad aru, et siin on mingi veidi kõrgem klass ikkagi. Nojah, aga see kapten Pael annab selle, see kuidagi sobis talle seal antud aknas või antud mängus, et see annab ka julguse seda, et ma nüüd võtan selle otsuse vastu, et ma löön ja siis lõpuks see pilt paistabki selline, et kapten keerulisel hetkel astuski lavale ja sättis selle palli sinna taha nurka, et see jällegi näitab seda, kui hea mängija või sa oled. Ja natukene meenutab sellist vaesemehe Gerardi. Jaa. Suhteliselt tüpaasilt üsna sarnane. Mingid sarnasused täitsa olemas. Kuigi Gerard nagu ütleme pikkuselt, laiuselt, ta oli tegelikult ju võimsam. Kui läbi teleri tundub see Gerard, ma olen ju rääkinud seda, kuidas see Gerard ja Lampard tundusid läbi teleri, vaatad, et sellised keskvälja siuksed digitakatajad, aga ei ole mingid hullult atleetlikud vennad. Aga siis, kui siin A. Le Coq Arenal ikkagi mehed välja tulid ja soendustress maha võeti, siis vaatasid ikka saad aru, miks nad seal mängivad, kus nad mängivad. Mis asi see nüüd on, et poolkaitsed sellised? Inglise liigas seal aastakümneid tegusid teha, sa peadki päris tubli poiss olema igas mõttes. Mees, kellest me ei ole rääkinud, kes oli ka väga tubli Rauno Sappinen. Et see on siis nüüd see Sappinen, kes ei ole vormis veel. Hea küll, värava puhul nagu rääkisime, jah, väravavaht tuli appi, aga selle pallini tuli hüpata ka, see tuli sealt ära lüüa, see tuli lüüa piisavalt tugevalt, et see läheks sisse. Arusaamatult palju minu mõnest on pööratud nagu sellele tähelepanu, et vaata, üks olukorda ei löönud ära. Ega ta nüüd nagu päris tühja värava peale ka jooksnud, seal oli väravavaht oli vastas ja see oli kaitse ka küljes. Tundus ikkagi, et tal oli jalg kinni seal. Oli kinni, aga ma räägin, tuletame meelde, kes me oleme ja kust me tuleme, kust Rauno Sappinen tuleb, kus ta viimased aasta aega olnud on, eks ole, omadega 2 korda tegelikult juba. Üks põlvevigastus, teine oli see eelmise hooaja lõpu müstiline haigus, eks ole, et see sealt nagu selle peale ehitada just kõike seda, tal ei ole nüüd enesekindlusega aastaid nagu kõrvalt vaadates probleeme olnud, ega me inimesi sisse ei näe, eks ole, et ikka sa nagu, kuidas sa usaldad seda põlve, seda jalga kõik, eks ole, pluss veel see, et esimese mängu ta jättis vahele, ikkagi miski natuke muret tegi, eks ole. Iisraeli vastu ei mänginud. Muidugi selle võrra oli värskem, aga jällegi esimene värav, vaid see punase kaardi olukord, kes võitis duelli kõigepealt, et see pall üldse Käidile jõuda sai ja see olukord alata sai, Sappinen. Et sellistes kohtades, ma ütlen, see paistab nagu välja lihtsalt see, et kui Sappinen on väljakul, siis üks kolleeg ütles väga hästi, kui nagu me hindeid paneme mängijatele asju kokku võttes, märkis väga hästi, et kui Sappinen on väljakul, siis asju juhtub. Ei ole juhus. Jah. No ma arvan, et 2-3 aasta tagune Sappinen oleks selle 1-1 olukorra ka ära löönud ja tegelikult ma arvan, et kui tal nüüd järgmises mängus tekib samasugune olukord, siis ta lööb ära. Minu meelest ta läheb praegu, kui sa vaatad ka Eesti liiga mänge, siis nagu vaikselt ülesmäge kogu aeg. Aga see ongi see, et sa saad nüüd nagu mängutunnetust lõpuks. Ei, on märk jah sellest vanast heast Sappinist, aga alguses isegi pani natukene imestama, et Jürgen Enn eelistas tegelikult Sappineni seal Alex Mattias Tammele. Ma olen võib-olla üks väheseid, kes nagu väga ei üllatunud sellest. Üllatunud, aga et see, mida ta rääkis nagu Sappineni kohta siis, kui Sappinen jäi Iisraeli vastu koosseisust välja, see tekitas minust sükse tunde, et et seda meest hoitakse praegu. Sa lugesid välja midagi. Ju seal on mingi plaan, aga ta ütles välja selle ju nagu otse, et me hoiame teda selleks mänguks. Mõtlesin, kas sa tõesti hoiad nagu täiesti nagu jätsid üldse koosseisust välja, kas sa tõesti hoiad nagu vahetusmeheks teda. Aga et muidugi see nüüd ei olnud ka nii, et ma tagantjärgi targana jälle ütlen, et jaa, ma teadsin. Aga ei, Sappinen õnnestus, tal on see tugevus, et ta pahatihti, kui tipuründajale tuleb selline kõrgem pall, sul on üldjuhul sellel tasemel, sul mängivad vastu sellised 1.85 pluss päris jämedate reie lihastega keskkaitsjad. Minu meelest üldse Moldova mehed, nagu need kaitsed jämedad, nad olid igalt poolt
õigest ja kaelast ja aga Sapinenil on see nina, et ta kuidagi mängib väga õige tonaalsusega seda keha enne, kui see pall tuleb, siis ta tajub seda palli trajektoori väga hästi, kuhu see pall, kas nüüd läheb üle, ta keerab maha hästi keskkaitsjate pealt. Samas ta suudab enda ikkagi suhteliselt väikese keha kohta hästi seda palli katta ja sealt vajadusel 1 või 2 puutega jätta. Pahatihti muidugi see arvu, mis keha osaga seda palli kontrollib, aga vahet ei ole ja ta suudab sealt ju, see annab meeskonnale kohe suure sükse lisakäigu juurde, et Alex-Mattias Tamm teeb ka seda, aga pahatihti läheb tal nagu natukene rohkem neid palle tegelikult kaduma. Aga see on ka arusaadav, sellepärast, et kui sul on Alex-Mattias Tamme-sugune jurakas seal ees, siis teadlikult või alateadlikult tuleb ka sinna suunas sellistesse olukordadesse rohkem palle. Tammel ei olnud nagu liiga hea koodis aken, ma ütleks, et selles Moldova mängus ka kuidagi ta nagu ei sulandunud sinna mängu, aga samas nagu me nägime, siis läks klubisse tagasi ja kohe õige koha peal saad vastaselt käega näkku ja penalti ja punane ja tehtud. Et see mulle tegelikult õudselt meeldis. Vaatasin seda videot, kes ei ole vaadanud, eile juhtus, et ega tal nagu pallini jõudmise varianti seal väga ei olnud. Ta läks puhtalt selle peale, et ma lähen sinna olukorda, et äkki hakkab vastane seal käega vehkima. Hakkas, näkku said, maha kukkusid. Et see on natukene asi, mida vahel mulle nagu oli mingi aeg, kus mulle tundus, et Eesti jalgpallurid on nagu liiga head inimesed, liiga ausad. Et kui see nagu karistusalas oled ja pannakse jalg ette, võib kukkuda küll. Muidu ei saa penaltit. Karistusala taga, ma mäletan, oli mingi aeg, kus nagu põhimõtteliselt fännid lugesid, et nagu mitu aastat on möödas sellest, kui me karistusala tagant nagu viimati karistuslöögi saime, mitte sisse lõime, vaid saime. Et ja teised saavad kogu aeg, et ole seal agressiivne, meelita vigu välja, kuku, kui vaja on, eks ole, ja Tammel, ma tean, et on mõned, kes juba siin Eestis ka nagu viskasid inaga natuke, et vaata, et nii suur mees ja nii kergesti kuku. Kui sul ikka jalgadesse taotakse, siis kukudki. Või kui vastase käsi käib sul näos konkreetselt karistusalas, kukudki, muidugi natukene mängid peale, aga see käib asja juurde. Ma ei räägi, et peaks hakkama taivima või nagu petma, mitte seda, aga see, et oskab need olukorrad nagu kohtunikule nähtavaks mängida, ma ütleks, et see on pigem mängija tugevus kui nõrkus. Ja külmanukiga näkku, see on kollane kaart. No see oli ka, see kollane kaart, see oli teine kollane ja minek mehel, eks ole. Aga jälle, sa tead nagu ka, võib-olla, ma usun, et ta teadis, et keskkaitsel on kollane all, eks ole, et selle venna vastu võib minna. Aga jah, selles aknas, ütleme, ei olnud nagu kõige õnnestunum, aga äkki on natukene asi selles ka, et meil on Tammele juba veidi teised ootused, kõrgemad ootused. Lihtsalt selle... On tal endal ka, enda suhtes. No jaa, aga iganädalaselt ta saab seal ikkagi kõva vatti seal oma koduklubis, et ma ütlen, et vaatasin seal paari mängu ja seal ühtegi korda ei saada niimoodi seal, et nüüd võtab söödu jalga, keerab ümber ja hakkab tulema, et seal on absoluutselt iga, mitte mäng, vaid seal Alex-Mattias Tammel iga olukord on olelusvõitlus ja võitluspositsiooni pärast ja palli pärast. Ta on seda tüüpi, kes minu meelest naudib seda, mulle tundub. Talle sobib. No ikka tugevustele mängid, seda talle meeldib teha. Järelikult on õiges kohas. No võt, aga võit on võit. Ehk siis ma ei näe nagu... Ei mis võit on võit? Loe ette uuesti. Siin Raul või kes see luges selle? 2 viiki... Eelmine saade, 2017. Viik, siis oli 2 võitu, siis oli veel viik võõrsilt punktide mängus. EM ja MM valiksarjas 2017 viimane võit. 8 aastat tagasi. Jah, 8 aastat tagasi. Ja rahvuste liigas, ega me seal tuli ka nipet-näpet, eks ole, et me seal mingit Maltat või San Marinot seal D-divisionis nagu, San Marinot tuulutasime natukene, meenutame nüüd Malta mänge ka, et ei olnud päris jalutus kõik pargis nagu kuskilt otsast, on ju. Ikka oli Anieri vaja, oli Anieri 90 pluss midagi võõrsil, eks ole. Et ma olin kohal, aga ei mäleta. Sul oli ka hea koosolek järelikult. Ein võttis pendlena, oli küll. See oma värama vist kirja seal Maltal. See selleks, see on nii vana asi, kes... No vaata, aga ongi, Eina mingid esimesed mängud põhimõtteliselt, nagu sellised päris mängud, et 2022, sellest on ka juba juunikuus oli, sellest saab varsti 3 aastat. 3 punkti taskus sellest mängust midagi, see nüüd on läinud minevik ja nüüd on järgmine
amps on siis kahekordne amps. Kodus Iisrael ja Norra ja. Suvel juunis. Just. Saab siin Haalandi ja Sörlotiga kakelda. Aga nende mängud pärast ma väga ei muretsesin Norraks, aga... Jaa, aga mõtle, kui hea on praegu emotsionaalselt minna nende mängude peale. Versus see, kui ma oleks, isegi kui ma oleks sealt Viigiga tagasi tulnud, eriti selle esimese poole järel, kui näiteks mäng oleks 2-2 jäänud, apu oleks ikka ju. Selles suhtes pinged oleks hoopis teised. Jah, 2-0, eks ole, kõik siis oleks juba 11-10 vastu kõik jutud ja siis ei saa võitu sealt. Praegu on hoopis teine tunne. No ja aga säti nüüd siia, mingis muinasjutu maailmas ma hakkan elama, aga säti nüüd siia kodus raske võit Iisraeli üle, pluss võitluslik viik Norraga ja oleme 7 punkti peal. Võime elada. Läheme MM-ile. Ja Itaaliasse läheme siis kõigepealt septembris. Siis vaatame edasi. Siis on teised jutud. Jah, siis on teised jutud. Hakkame siis mõtlema, kuidas me Itaaliaga viimati kodus mängisime, sai vastu küll, eks ole. Peaaegu. Mul on see tagasi see tunne, et siin kodus A. Le Coqil nagu ei pabista väga ühegi vastase pärast väga hullusti. Saab mängida kõik. Mul sama tunne, aga ma lihtsalt kardan, et see Norraga mängud, need võivad olla midagi sarnast, mis Rootsiga, kus me ikkagi mitte midagi tehtud ei saanud. Ootame ja vaatame rahulikult natukene. Et Norra siin keerutas nüüd Iisraeli, eks ole, aga et nendega on see häda, et isegi kui selle nii-öelda keskpärases vormis Haalandi kinni võtad, eks ole, kes eile mängis Inglismaal karikat ja tal vist juhtus midagi. Natuke sai vigastada, aga seal oli pigem see, et kuidagi vastane vajus tal nagu kukkudes jala peale veidike väenas hüpekat, et ilmselt kui oleks väga vaja olnud, ma arvan, oleks saanud edasi ka mängida. Geniaalne vahetus muidugi selles mõttes, et sai vigastada, võeti välja, Omar Marmoush tuli sisse 2 minutit hiljem üle võidu värav. Guardiola meistriklass seal. Aga Haaland sai ainult 1 kirja. Seal oli siis Haalandil nagu see, et esimesel poolel peaga pani mööda seal ja siis tõstis 1-1 minnes tõstis üle värava ja penalti lõi Kepale sülle, nii et see püüdis. Ka harva näeme, eks ole. Ja siis teise poole algus ikka lõi ära, et selles mõttes nagu ongi siuke mões. Ja ma isegi tüksest Haalandist nagu nii väga nagu naljaga pooleks, aga ma kardaks seda Sörlotit isegi rohkem. Et see on ka sihuke tank, et pane need 2 kokku sinna ja siis Ödegaard seal veel sul korraldab, siis ma ei tea, kohati nagu tundub, et võib-olla, ma ei tea, kui Itaalial satub halb päev olema, siis äkki on nende vastu kergem isegi kui nende vastu seal. Täitsa uskamatud ründajad ikkagi Skandinaavias, alles olime Rootsiga samas grupis seal ju Isak ja Gyökeres, nüüd Norral tulevad Haaland ja Sörlot. 2, eks ole, just, et see... Pluss seal all toimetab veel Ödegaard. Ödegaard, jah, pluss, eks ole, Rootsil on ka mõned mehed veel, kes mängida oskavad nagu, et pole maha. Aga eks jah, selle pealt nagu ongi hea minna nüüd madistama nendega, et 2 kuud aega. Äkki positiivselt. Ongi 2 kuud aega ja 2 kuuga võib ikka väga palju juhtuda, nii et siin kõik igasugused koosseisu pääsemised ja väljakukkumised ja igastused mured asjad, värgid. Metsa tahaks ka tagasi saada selleks ajaks, siis võib mängida küll juba. Heina vast saab, ma arvan. Heinal siis esimene kord nüüd siis Valladoliidi eest mitte mängida. Vahet ei olnud. Liigas. Ikka said pähe. Liigas, jah. Aga vist, ma ei tea, viimased jutud on põrutus. Väga hull ei olnud nagu põrutus, et äkki on varsti tagasi. Aga koondiseks räägime Premiumi liigast ka, kuigi tegelikult vaatasin siin nagu korra veel need skoorid üle enne saate algust ja selline tunne, et ega väga ei ole rääkida millestki. Kui viiekaid pannakse nagu siis mingi imelik voor, et 3-5-0 pluss siis kas 4. mängus käis pall väravas teisel minutil. Teisel või 3. Teisel 3. minutil. Okei, ühte ei loetud mingitel arusaamatutel põhjustel. Aga kuidagi jah, kõik kiirelt alustasid ja ikka pigem kippus nagu nii olema ka, et selline eeldatav soosik kiirelt lööb, siis nii ta läheb, et ega tegelikult ütleme, Flora Kuressaare mängust väga palju pole rääkida, see ei olnud 5-0 mäng, see oli selline 2-0 mäng, aga tuli 2-0 ja tuli 3-0 ja siis Kure lagunes. Paide Kalev, kui Kalev on sellises seisus nagu ta on ja Paide lööb 3. minutil ära, siis on selge, et ju ta ühele poole läheb. See oleks võinud mingi 8-9-10 ka olla. See oli jah, väga ühte auku mäng. Aga mäng, kus oleks võinud ka 7-8 ikka olla nagu Tammeka vaprus.
sealt nagu pigem ei oodanud. 7-8. No, oli 5, aga no seal oleks võinud veel valik oleks võinud Vaprus oleks võinud veel panna seal mitu. Seal ikka Tammeka tegi kaitses ikka selliseid asju, et ma ütleme musta huumorit tehes, siis Martti Pähn on kindlasti tohutult õnnelik, et tal on materjali nagu terveks hooajaks nagu meeskonnale, mida näidata, kuidas kaitses mängida ei tohi. Et kui seal ikkagi keskväljal nagu mehed löövad lihtsalt pallist mööda, tuleb kontra, tuleb värav. Keskkaitses hüpatakse pallialt läbi, tuleb värav. Mingid Basher teeb mingid 2 täiesti, teine oli, ütleme ebaõnn, eks ole, sai 2 kollast. Esimene oli mingisugune oksad laiali tuuleveskid tehes niimoodi põhimõtteliselt olukorda jooksmine ja saad vastase kaitsjale niimoodi rusikaga vastu pead, teed veel nagu süütu näoga, et mis ma tegin. Ja siis teine oli käärlöök, kus siis, veel nagu oli ka vaidlemist mingit, eks ole, sa oled vastasele nagu konkreetselt jalaga näkku. See on kollane, seal ei ole mitte midagi arutamist. See on teine kollane ja jälle, võtad riski, eks ole, sul on kollane all, sa lähed sellist kääri lööma, see on alati risk. Kaitse tuleb peaga olukorda, tabad ja on olemas. Et kõik, mis valesti sai minna, kõik läks ka. Aga Vaprusele kiitus kasutasid ära. Enne kui selle Vapruse Tammeka mängu juurde, siis jah, et Flora ja Paide vaatevinklist siis ise ka, et Eestis õnnestus mul mängida suurem osa karjäärist, et me Floras ja Levadias on ju top meeskondades. Ja kui me nende nõrgemate võistkondade vastu, siis kui sa lähed sinna platsile ja sa saad esimese 5 minutiga selle värava kätte, siis seal ei olnud varianti ka, et mingit muud rada pidi see mäng läheb, et siis oli enesekindlus laes, sa teadsid, siit tuleb veel ja see mäng oligi selle, ütleme, kui sa lööd 5 minuti jooksul värava, siis selle värava oli see mäng võidetud ja sealt pahatihti oligi see suure skooriline võit tulemas, et need olid omamoodi mõnusad mängud, aga samas, kui sa jälle mõtled selle taha, selle nagu suuremat pilti, siis ega tegelikult liigale hea ei ole. Liigale ja sellele endale ei ole nagu ka hea nagu pikemas plaanis just, aga sellised mängud sellel hetkel olid nagu mõnusad, me saime 90 mintsa nautida ja oli nagu hea olla. Ütleme, selle alla võib-olla läheb see Paide Kalevi mäng, et see Flora Kuressaare, see oli tasavägi. Tegelikult Flora Kuressaare, antud olukorras, mis suhtes nemad omavahel on, need 2 klubi, siis seal ei saa, see ei ole mõeldav, et Flora ei võida seal korralikult. Eelmine aasta ühte mängu näiteks ei võitnud. See ongi nagu, see ei saagi olla et see muutub tavapäraseks tegelikkuses. Et kui ju see oli vast, ma arvan, äkki meelde ka tuletatud, et eelmine aasta läks nii korraks, et siin on vaja teha, aga kui sul tõesti läheb nagu, kui väravalööja Denil Kuraksin ise ka tunnistas, et läks üle jala. Et tahtsin senderdada, aga läks üle jala taha nurka, ja mis sa teed siis? Kuraksin oli seal, keerutas igat pidi. Tal on hea nõks. Tal oli seal värav, 2 väravasöötu. Ja siis ühes väravas oli nagu ainult sokisöödu veel, et oli ka osaline. Aga see, sellised olukorrad on nagu, ta võttis selle kiiruse üles ja sa võtadki ääremängijana, ütleme hästi suure kiiruse pealt, siis pahatihti läheb see, kipub see, kui sa lähed, mitte ei lähe siseküllega seda tsenderust andma teravad, vaid lähed nagu, tahad pehmemat panna pea peale kasti, siis sul läheb kiirus nii suureks, et sul läheb see jalg natukene palli eest läbi ja siis ta võtabki sellise veidra trajektoori ja see tulebki, pahatihti need langevad sinna taha nurka, sellepärast et see tuleb ka väravahi jaoks, kes juba on harjunud, et selles olukorras üldjuhul ikkagi tuleb tsenderdus. Seal ei olnud nagu tõesti Karl-Mat Nõmmel mitte midagi teha, et ta oli nagu kuidagi piisavalt terav ka, et lendas kaarega üle ja lendas taha nurka. Aga ma vaatan nagu seda ka, et Danil Kuraksin 113 mäng, 26 värav Premium liigas, midagi on tehtud. Tema vastas Joonas Vahermägi 7 mäng Premium liigas. Paratamatu ongi kooliraha lihtsalt. Tegi ja võitles ja püüdis ja kõik, aga ikkagi mingites olukordades muidugi jäi nagu silma ka, mitte ainult selles duellis, vaid muudes, et millele näiteks Märten Pajunurm ka viitas, et mingid mehed lõpetasid nagu lõpus natuke Kuressaarel mängimise ära, et noored mehed, võib-olla mingi hetk natuke läks nagu kuidagi peanorgu ja jalg sirgu. Aga kui seal Floras tegi, või Flora mängu tegi, põhimõtteliselt see Kuraksin tegi kõvasti mängu, siis Paides minu arvates Saarma. Suussalt 2 väravat, kõik nagu jälle teevad, löövad. Floral ka siis ju 2 meil uut väravalööjat juures, Sander Alamaa, Nikita Kalmõkov. Aga Saarmast rääkis, ma juba tükke tunne, et Eesti liiga jääb natukene väikseks. Kuidagi on seal
seda on nagu juba, kui sa vaatad, kui palju Paidest on mehi nagu edasi läinud selle jooksul, kui Saarma on klubis olnud. Noh, kaua läks Jepichinil näiteks üks hooaeg. Näide, eks ole, üks hooaeg tegelikult. Klubis oli kauem, aga oli vigastatud esimesel hooajal, eks ole. Üks hooaeg ja läks edasi. Kõik need nurgalöögid, löökide kvaliteet, üldse see, kuidas ta mingite, nagu see kannasööt, kus ta, kas see oli siis, ta andis okisöödu seal ka vist kannaga ja siis tuli värav ette. Esimene värav, eks. Ja siis lõi seal, kes seal lõi tühja. Suusa. Et ta näeb neid olukordasid niimoodi natukene juba suuremalt ja peenemalt võib-olla, et noh, minu jaoks ei ole ta ääremängija, ta on seal ründaja all, suhteliselt süke, ütleme, jälle kui käit oli meil vaesumehe Gerard, siis Robbie Saarma veel tänasel päeval on isegi vaesumehe Konstantin Vassiljev veel, et aga noh, kui ma siin hooaja eelsetes mängudes rääkisin, et hakkab vaatama väljapoole, siis noh, selle hooaja lõpus või suvel, miks mitte. Mais saab 24 juba ka. Täitsa vinks-vonks, et võib üksi elada küll. Pole noor poiss päris enam. Võib üksi elada välja. Saab hakkama. Aga vaat need koondises ka, eks ole, et noh, on nagu nüüd olnud seal ringis, aga väga nagu kandvast rollist on asi väga kaugel, et hea kui väljakule saab. Et ju nagu miskit on, et mulle tundub, et seal koondises ka just on see, et okei, kus me teda täpselt kasutame. Peaks nagu äärele panema, aga seal ründaja ääres oleks vaja. Just, et nagu, aga ründaja koha peal on tehi ees, eks ole, jälle, seal on tihe konkurents. No Flora puhul veel, mis nagu tasub korra mainimist, on need särgid ikka. Mulle küll meeldisid. 35. sünnipäev oli siis Floral selle tõttu, oli 90-ndatest leitud see, pool särki siis. Aga äge, just mulle meeldis see pool ja pool nagu, et see... Minu selja tagant oli ka äge. Chris ei mäletagi, mis vormid mäletan küll. Mäletan. Sponsorit mäletad, mis oli Floral sel ajal? Legendaarne. Mäletan, aga ei tule meelde. See on hea vastus. See mulle meeldib. See on poliitikasse minek on sul uuesti. Mis ta oli? VS Sportmeedia või? Mingi Sportmeedia. Sportmeedia midagi, jah. Aga see... Aga ma vaatasin ka, alguses ma vaatasin lihtsalt galeriid sellest mängust ja mulle meeldisid need vormid, ägedad olid, ilusad. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et mis asja need tähistasid? VH Sportmeedia. Märtsis. Mis asja need tähistasid? Sellepärast mul oli meeles, kui mina mängisin Floras ja me tähistasime siis... 10 aastat tagasi, 25. 25. Oranžid särgid. Ja meil olid oranžid särgid 9 mänguks Tartu Tammeka vastu, kus Gert Kams lõi viimasel sekundil 2-1 või 3-2, mis me võitsime. 2-1 vist Tartu Tammekat. Võiduvärava igatahes. Siis selle mängu me pidasime küll septembris või oktoobris. Kuna see Flora sünnipäev siis on? 10. märts, öeldakse. Ju siis see oli äkki mingisugune hooaja lõpetamine lihtsalt nagu või kuidagi, või keegi avastas kuskil sügisel, ossa kurat, meil on sünnib. Särgid ei saanud valmis võib-olla. Särgi peal meil oli logo. See hooaeg meil oli vist logo natuke teistmoodi, või ma mäleta. Aga igatahes see oli ju juubelisärk ja mingi erimängu särk ja me pidasime selle, vaatasin telefonis galeriist järgi, see oli sügisel. Et kuskil on, kas siis tookord tehti... Septembris oli see, jah. Tehti hiljem või siis selgus, et tuli õige pass välja? Juubeli hooaeg oli nagu küll, jah. Ei tea sinna, sest ma vaatan, kui Wikipedia ei valeta, siis 10. märtsil Flora asutati. No mis kõlab loogiliselt, et... No üsna loogiline, jah. Hooaja alguses. Just. Aga ju seal siis 10 aastat tagasi, kui need oranžidega sai mängitud, siis oli... Äkki seal olid mingisugune erijuhtum siis oli. Praegu üles ka selle uudise, aga siin ei ole nagu täpsemalt. Aga särgid olid ägedad ja ma ei tea, kas läksid jälle oksjonile nagu 10 aastat tagasi. Meil korraldati tookord nende oranžide särkidega, korraldati kohe siin lounge'is väike oksjon ja minu särk peaks kuskil mingil õnnelikul jalgpallifännil kodus olema. Loodan, et on alles. Jaa, siin veel väike kurioosum ka, et Rauno Allikul löödi ju seal ninaveriseks ühes olukorras. Ja mida ikka tegema peab, kui on nina veriseks, siis üldiselt saab ka särk veriseks. Särki vahetama. Tuleb särki vahetada. Esimene küsimus, kas ei ole ju topelt tehtud neid särke. Aga tuleb kiita, Flora oli valmis, kohe läks 4. kohtunikul info ka, et selle numbriga särk läheb nüüd mehele selge, oli 53. Ilma nimeta särk lihtsalt oli valmis tehtud. Oli siin, ma ei tea, ma arvan, äkki oli paar tükki neid võib-olla tehtud, et
et igaks juhuks. Aga selliseid asju tuleks rohkem näha, kus tehaksegi sellised eri vormid nagu eelmise aastal Levadial oli Derbiks ja kui ma nüüd õigesti mäletan, neil olid sel aastal Hispaanias need vormid kaasas ja mingi mängu mängisid Hispaanias. Kuskil pildi pealt nägin küll, jah. Et mis siin veel viimasel ajal on midagi, ma mäletan, et Narva unustas oma särgid koju ja siis toodi kuskilt laost mingid retrosärgid, aga see oli selline, mis ei olnud ette planeeritud. Ärge seda nagu sellest eeskuju võtke keegi. Aga jah, rohkem võiks sellist aktiivsust üles näidata, eriti just kui ongi klubil mingi sünnipäev või midagi. No ma saan aru, et see nagu ilmselgelt mingi lisakulu maksab raha, aga jällegi nagu sa paned oksjonile, eks ole, siis kõik isegi kui nagu sul klubi kassasse ei tule, siis nagu positiivselt tuleb sellest nii palju tagasi. Vaata nagu naiste jalgpallis on see roosa jalgpall, Tammeka naiskond mängib alati roosade särkidega. No jah, see on naljaga pooleks siin võib öelda, et siin vist üks esimesi voore, kus siin Tammekal Veelmaale tehti ka 2 A-ga särk nagu, et selja peal, et see on ka rariteet. No, aga see on selline asi, mida teha korra, per meeskond korra aastas. Ilmselt ma arvan, et neid on ka kindlasti, kus on need keerulisemate nimedega mehed, et need Sulškjäri särgid on nagu tavaline kaup, aga kui on ikka Solksjär, nagu, siis see on kõva valuuta. Või Levandovskil on ka kindlasti olnud neid Levandovksi ja kõik süksid Šesnid ja kes on seal olnud valede nimedega ikka aeg-ajalt. Aga ei, naljaks, tõesti väga, väga äge ja tõesti, tehke veel, tehke teised nagu ka. Kuigi ma saan aru, jah, täpselt nii nagu Aivar Pohlaku meenutus oli, et kui me 90-ndatel tegime seda, siis plaan oli suur, et Looras oli kunstnik, oli palgal täiesti nagu, ja siis mõtles välja ja karikatuuridest laenas nagu sinna asju sisse ja tehti visuaalset identiteeti ja igaks mänguks mingid eraldi asju, siis ühel hetkel nagu jõudis reaalsus kohal, et keegi peab kinni ka maksma selle kõik. Siis saadi aru, et ikka vist soodsam on nagu terve hooaeg mängida ühesuguste särkidega. Et aga nii ta on. Vaprus Tammeka, jah, ega seal väga palju nagu sellest rääkida tõesti rohkem pole, kui me juba rääkisime, et 5-0 on 5-0 ja Vaprusele nagu kõva võit. Jah, see 4 mängu, 2 võitu, 2 kaotust, sa oled nüüd, ja pluss siis 1 kaotus tuli veel Levadialt, eks ole, kus nagu oldi vägagi mängus sees, hästi mängiti, juhiti pikalt, et tegelikult Vapruse hooaja algus olnud väga korralik. Esimese mängu Kaljuga võib-olla kõrvale jätame nagu siis... Mõlemad nii Tammeka kui Pärnu on tegelikult päris ägeda mulje jätnud selle hooaja alguses ja seda siis suurem üllatus sellest võis oodata nagu päris vinget madinat, aga jah, et 5-0 ja siis ma lugesin seda. Ja see on Pärnu Vapruse Premium-liiga ajaloo suurim võit, 5-0. Ja siis oli seal see teie kolleegi mängu kokkuvõtte oli see, et ka esiliiga aegadest suurim võit pärineb Tartu Tammeka vastu Pärnu Vaprusel. Ja siis ma lugesin seda asja ja siis kuidagi tundus jõle tuttav lugu. Nii. See esiliiga suurim võit. Nii. Läksin siis, võtsin lahti kompuutri. 2003 Pärnu Vaprus versus Tammeka. Rannastaadion Pärnus. Aasta 2003, esimene poolega 1-0. Ja siis hakkas. Ajala suurim võit esiliigas Pärnu Vaprusel 10-0. 10-0. Ja koosseis. Ma tegin pildi. Ma tegin igaks juhuks pildi ka. Ma küsin siis niimoodi, et kes seal veel mängis? Ütleme, Indrek Koser, Tarmo Linnumäe, Ragnar Tiideberg, Eduard Škunov, Rasmus Tomson, Oliver Gonza, Taivo Unt, Erki Kade, Kristjan Tiirik ja siis olid varumehed Taavi Vellemaa, Raido Kull ja Markus Jürgensen. Mäletan seda mängu, see oli vist minu arust äkki Tammeka esindusmeeskonna eest esimene mäng, mis ma esindusmeeskonnast pidasin esiliigas. Nurgalööki ei lasnud ka veel välja. Pidin seal nurgalööki laskma, ma ei lasnud, ei õnnestunud veel täitsa kasti lasta seda. Sul on need otsajontega ikka mingisugused keerulised suhted. No 5 kasti. Nippa nappalasin seal palli, silmad kinni, sihtimisest polnud juttugi, aga minu arust Tarmo Linnumäe mängis keskkaitses ja ta tuli väga väsinuna sellele mängule, et olid süksed ajad ja siis ma vaatasin protokolli ka, et selline kodanik nagu Marek Markson tagus meil 6 vist. Tal ka elumäng ilmselt. Nagu protokollist selgub 6 ja need kõik 6 tulid
esimene sellest oli 70. minut. Lõi seisuks 5-0 ja siis lõigi ainult tema ja siis kuni 10 tagus härra Markson ise meile. Marksoni minutid algasid siis. Vaata, palju sa mängisid seal? Vaata seda, ma ei nii täpselt protokolli pannud, et seal oli ainult varumehed, aga ma mäletan, et ma seal mängisin. Need panevad villast jah natukene. Ja ma seda mängu mäletan. No vähemalt ei mänginud tervet mängu, saad öelda, et kõik ei olnud minu pealt. Aga no lõpp läks kästra. Lõpp läks natuke näpust ära jah kuidagi. Aga ei, mulle meeldis nagu see ka, et Pärnu Postimees sai panna rõõmsalt pealkirja, et kauneim linn on Eestis Pärnu, ehk kuidas Vaprus Tartust teerulliga üle sõitis. Ma kujutan ette, kui mõnus on Pärnu patrioodina kirjutada selliseid pealkirju. Ja see väike tore lüke oli ka nagu välja tuli, et kui on abi vaja, siis ikkagi linnarivaalid on kohe nagu olemas, ehk siis pärnakutel oli trummi vaja. Velko laenas. Tammeka vastu, ikka saate, andke kuuma. Mängige sisse. Ja õhtuks said trummi tagasi, võitsid ise ka, nii et 2-2 Velko jaoks, kõik hästi. Aga mäng, millest ka võib-olla nagu pikka juttu ei tee, aga Trans või Harju ja Trans siis õigemini, seal oli ka ikka, see oli ikka ühte väravasse üsnagi. Seal vist Harjul polnud variantigi. Kuigi seal nagu kõige nagu elavam hetk oli see, kui teisel minutil pall käis väravas, ei lugenud, keegi sellest aru ei saanud, et ei lugenud. Taas, mina kommenteerisin. Sul ikka veab ka nagu, aga ma saan täitsa aru, miks sa ei saanud aru, sellepärast, et ma vaatasin seda ülekannet ja tõepoolest sekundiks nagu hetkeks oli näha, et Baturins pani värava eest palli mängu, aga kõik ülejäänu nagu selle katsid kordused ära lihtsalt. Ja kuna sa ka üritad kommentaatorina nagu aru saada, mis seal toimub, sina vaatasid ja kommenteerisid täpselt seda, mida mina nägin ka ekraanilt, et vaatan olukorda, suluseisu ei ole, siin ka suluseisu ei ole, eeldad ju, et värav loeb. Aga korra oleks võinud pilgu sealt ekraanilt üle. Tõsta pilki ekraanilt üles ja vaata, mis kohtunik näitab. Kohtunikul on ju need märgid on ikka samad, mida kohtunik näitab. Vaata, kust pall mängu pannakse. See on elementaarne. Aga no juhtus, eks ole, selles suhtes. Ikka juhtub. Aga tegelikult seal oli ka see, et kohtuniku vile kõlas, lipp ei tõusnud. Lipp ei tõusnud, jah. Äärekohtuniku lipp ei tõusnud, vähemalt nagu ülekandes seda kordagi ei näinud ja sealt ikka nagu näed need võtmehetked ära. Mis ma lugesin, 35 sekundit vist läks aega, kuniks kõlas peakohtuniku vile jätkamise märgiks, ehk viga ta ei vilistanud, võib öelda. Ja jäigi ebaselgeks. Vähemalt praegu, kui me siin prooviks nagu saada selgust ka, aga praegu nagu, kui me siin salvestame, siis ongi nagu natuke ebaselge ka, et mis seal siis nagu oli nüüd? No, mina sain lõpuks niimoodi aru, et Varri ei olnud, Varri ei töötanud sel hetkel, aga mina seda esimesel poolel mingil kummalisel põhjusel ei teadnud, mulle seda infot ei öeldud, mis on jabur, aga mina seda esimesel poolel ei teadnud. See on väga jabur, jah. Ja mulle ekraani peal ei olnud mingisugust infot ka, et kas Var kontrollib, ei kontrolli, värav loeb, värav ei loe, mitte midagi, ma põhimõtteliselt oletasin seal. Ja lõpuks ma sain aru, et äärekohtuniku lipp ei tõusnud, aga umbes selgust võidi. Okei, ma siis räägin edasi või mitte. Ei, ma just mõtlen, mul tuli praegu meelde, et ma kontrollin igaks juhuks, kus ma olen vastuse saanud ja olen küll nagu, et seal fikseeriti ikkagi suluseis selles teises olukorras. Ehk siis värava ees olid seal Josu ja Toke ja Kristjan Kampanja. Kampanja lükkas palli sisse, aga ikkagi abikohtunik lippu ei tõstnud, sest ta ei olnud kindel, kas oli puude ja koos leiti, et ikkagi oli puude. Seda nad siis 30 sekundit nii peakohtuniku ja abikohtunik omavahel arutasid. Just, aga konks on nüüd selles, et kui ma vaatan kordusi, siis sa ei näe, et seal oli puude. Mina küll ei näe seda puudet seal. Aga kohtunikud väljakul nägid, eks ole, ja kuna Var sel hetkel ei töötanud, siis eks ta nii jäi. Siis see otsus, mis väljakul tehakse, see jääb jõusse. Et kusjuures nagu mängu eel ju vähemalt ülekandes oli küll kaader, kus nagu istuti seal vorris ja ekraanid nagu olid kõik põlesid rõõmsalt, aga ju siis oli seisev pilt või ma ei tea, mis nad seal vaatasid. Aga et ühesõnaga olid jah, ütleme tehnilised probleemid sellega, et selline täiesti ettenägematu olukord. No sellest mängust oli võib-olla nii palju, et Narva mängis esimesel poolajal tagant tuulega ründas ja nad suutsid, millal see mitmendal minutil see teine värav tuli, mingi 10 minutit enne poole pilet äkki. Et see oli, ma arvan, võtmetähtsusega, et nad selle kätte said ja siis
teisel poolel Harju küll oli mängus sees, aga no esimese Baturins pani ka kandikul ette ilusti, et lööge aga. Et kui sa nagu niimoodi ühe ette annad, noh, Transisugusele ikkagi sel ajal selgelt nagu tugevale Harjust tugevamale võistkonnale, siis on muidugi raske sealt päästa midagi. 37. Mark Maksimkinilt väga, väga ilus. Maksimkin vist lööb ainult iluväravaid. Ta nagu jah, tavalisi ei viitsi nagu eriti. Aga ei, see on mingid mehed, kes löövad alati nagu sellised. Ja siis muidugi see vooru võtmemäng Levadia Kalju, kus nagu tundus mingil hetkel, et Levadia võtab selle mängu ja läheb. Kihvt mäng oli. Hea mäng oli. Ainus mäng selles voorus, mis ei olnud ühepoolne. Sul pinget oli. Väga ilus, ma loodan, ma nüüd kellelegi liiga ei tea, aga Levadia Leeri peab vist kiitma siin selles nagu mängukorraldajat, et see büro kohe alguses, see oli äge. Ja see, et sa teed just mitte nagu omadele, vaid sa teed kes roheline ja roosa, eks ole, et sa nagu tunnustad vastast ka, et me oleme tulnud siia nagu suurt ägedat asja tegema. Kuidagi isegi mulle nagu meeldis see, et vaata ta oli siis nagu sombuses ja vihmases, aga seal nagu need värvid olid nagu veel ägedamad. Et võib-olla päiksepaistes nagu ei oleks nagu nii efektne isegi olnud, et nagu tuleb kiita, et tehakse nagu mängust, nagu mäng. See oligi siis see suur asi, mis Levadia välja reklaamis. Mängueelne video, kus mängijad ütlesid, et mida te ootate, ja siis keegi ütles, et väidetavalt on mingi sellel Lauri Väljal ja tema tiimil on mingisugune asi välja mõeldud. Aga see oli äge asi küll. Mulle ei õnnestunud, ma vahetult täpselt, ma panin mängima siis, kui avavilja käis. Vaata kordusi, vaata Instastorisid ja asju, sealt näeb seda väga hästi. Just välja täpselt, või noh, sisse Marsi hetkel, nagu, et hästi, selle nurga alt hästi efektne. No ja korralik ports pealtvaatajaid oli jälle 500-600 vahel. 500, kus oli 40 mingi... 563 protokollis. Et täitsa viisakas number. Väga viisakas number. Ja nägid mängu ka, et jah, tundus just, et kui Levadia seal, jälle Peetson muidugi, lõi seal 43. teise, et okei, tehtud. Aga ei, Kalju tuli mängu tagasi ja ma ütleks ikkagi, et... Ei no Kalju oli mängus, neil toimisid, need kontrad toimisid, need lihtsalt jäi, ütleme see lõppviimistlus sellest meisterlikkusest jäi puudu. Tõesti ei viitsi rääkida seda juttu, Alex Mattis Tamm oleks olnud siis või... ei olnud meest, kes oleks ära löönud. Neil ei ole praegu sellist nagu, realiseerijat, pallide võrku panijad selle ees. Et tegelikult ülesehitus suurepärane. Väga hästi Nikita Andreev minu meelest nagu ammustas selle lahti, et sealt äärte peal seal on ruumi. No eriti Levadia vasakul äärel oli seal, kus Larsen toimetas seal esimene poolek, mida ma vähe tähelepanelikumalt jälgisin, siis sealt tuldi pidevalt kontrasse ja tundus just, et Kalju otsib ka seda serva. Et teoorias muidu võinuks nagu äkki isegi eeldada, et selline ründava mängija Liivak, eks ole, seal äärekaitses, kuigi mänginud seal küllalt juba, et küll ta teab, mis seal vaja teha on, aga ta äkki tõuseb rohkem, aga ta minu meelest ta jõudis väga hästi üles alla nagu kogu aeg, et tal oli see tasakaal nagu palju rohkem paigas seal kui teisel äärel. Aga Andreev märkis, see ei ole esimene kord sel hooajal, kus individuaalsed eksimused saavad Kaljule saatuslikuks ja mõlemad ju väravad tegelikult, ikkagi suured prohmakad. Jah, penalti oli selgelt hiljaks jäämine, rumal liigutus ja teise puhul kaks asja isegi ma ütleks, et esiteks Peetson on suht viimane mees, keda nagu vabaks unustada kastis ja kui väravaht hüppab paljalt läbi, siis see on ikkagi selge viga. No see on väravahi kala ja tolles, et väravaht ikkagi hüppas paljalt läbi ja seal tahes tahtmata kaitsemängijana sa ka juba näed tegelikult, et väravaht tuleb. Sa võid igast asju seal mõelda, aga sa juba eeldad, et variant A ta lööb selle rusikaga minema, variant B ta püüab selle. Et kõik, mis muu sealt tuleb, see on üllatus. Üllatus oli minu jaoks vähemalt ka see, et Kristjan Kask ja Ivans Patrikejevs tulid pingilt selles mängus. Et alustasid Mudu Tambedu ja Ibrahim Javir, et ei jätnud vähemalt mulle nagu liiga veenvat muljet. Oleks Jabirid selle jala seal vahele saanud, seal paremalt äärelt tulnud Sender selle oleks. Ei saanud, võtta. No näed, ei saanud, aga... lihtsalt see, et Patrikejevs on mulle jätnud nagu eelmise hooajaga ja selle hooaja alguses nagu ikkagi ma nimetaks teda Kalju üheks nagu paremaks mängijaks, võtmemängijaks ja Kristjan Kaski me teame, eks ole, tema taset nagu, aga jällegi me ei näe seda, mis trennides on, eks ole, me ei tea võib-olla mingeid väikseid pisivigastusi asju, et eks ta tahab sisse ka neid mängitada, okei, võib-olla see mängitamine on halb, kui sul on vastas Levadia, aga eks neil on ju muutusi toimunud talvel koosseisus. Aga nagu nalja pärast ei paneks nagu peale mehi, eks. Aga jah, et sellest ikka nagu sellest tipuründajast sellest jääb praegu puudu.
see Jabir tundub päris huvitav tüüp tegelikult olevat, et no sealt ju Nikita Andreev, kes tema kohta ütles, et oodake, et küll ta hakkab paugutama. Et huvitav, et näiteks selle Kevin Dalmeida kohta pole nagu midagi tulnud, see mängis päev varem duubli eest, et ja mängis 90 muide, mis nagu viitas kohe sellele, et ega ta järgmine päev nagu, kui midagi saab pingilt, siis saab, aga et see mees pole nagu üldse silma paistnud seni. Mulle piisas sellest, kas ta superkarikas meie nina tuli mängu vahetusest ja sa panid, sul oli see. sa vist ütlesid tema kohta, et tundub kiire mängumees. Tundub kiire mängumees, aga see liikumine lõpuks ikkagi, eks paistab ega Promis David ka alguses, kes nüüd jälle nädalavahetusel oma hinnalipikut jälle miljoni võrra kergitas. Päris pull värava. Et need võivad olla petlikud, need esmamuljad. Ja ma mäletan, kuidas oli äkki, see oli Marko Susi, ei Marti Kallas, Marko vist pigem, kui Promis David tuli Eestisse ja esimesed mängud Premium Liigas mängis, siis ta, kui ma eksis, ta ütles sümpaatne kaigas. See kõlab nagu Marko Susi, jah. Aga see oli nii täpne määratlus. Et saad aru, et hirmsasti püüab ja tahab ja teeb nagu ja möllab, aga välja ei tulnud mitte midagi nagu. Aga näed, klikkis ühel hetkel ja nüüd tulebki kogu aeg. Okei, Kanada koondises veel ei saanud peale, aga kui sa vaatad, mis mehed seal nagu ees on, siis sinna saada, see on ikka kõva sõna. Järgmine aasta MM ka seal. Ja. Aga Jabir, kui Trump annab. Jabir, samamoodi, Andreev kindlasti jälle võtab ta projektiks, seal tehakse tööd, tehakse trenni, harjutatakse kordustarv. Ja tänaseks päevaks on ju tegelikult Nikita Andreev küllaltki usaldusväärne allikas selle koha pealt, et pigem võib uskuda seda, kui ta ütleb. No see mees nagu ründajatest räägib, siis pigem ma usaldaks seda silma. Kuigi ta ise oli jõuga rammis, nii tugev pall endas, nii kiirelt ja tugevalt, lõi kõikidest läbi ja tema... Nagu Promis David. Nagu Promis David alguses üritas, jah. See on huvitav, et Nikita Andreev nüüd õpetab nagu ründajatele seda, et täpsus ja siseküljega raami. Aastatega on kogunenud natuke. Aga Andreev ise pani ka pealsetega ainult paugutas neid väravaid. Või libistas, Andreev hästi tihti libistas sisse niimoodi, et vahet pole, mis keha osaga ja kuidas. Nagu sisse lööd, siis polegi vahet. No ei olegi. Numbrid olid päris viisakad meil. Aga jah, muidugi välismaal jäi nagu läbilõik tegemata ja võib-olla selle taha jäigi natukene. Hispaanias oodati natuke rohkem seda pealsega kruttimist. Pealsega paugutad siseküljega kruttimist. Ja siseküljega kruttimist. Aga saab näha. Oleks seal pealsega paugutanud, siis oleks seal ka saanud löögi. Aga just, et ütleme Jabirist jällegi, et see moment, esimene poolek, seal oli vaja see jalg vastu saada tegelikult. Et väikeste asjade taga on see asi kinni. 8 punkti vahe juba, see on vahe. Ja täiesti, see on vahe. See ajakirjandus paneb, et tuleb pingeliselt, aga täpselt nagu see Kurva Torres ütles, pole vahet, kuidas tuleb. Mina olen rahul sellega, et tuleb. Küll seal Levadial ka need 5-0 tulevad, mis nagu Kurva oli natukene solvunud, et eeldatakse, et me võidame kõiki 5-0, aga jälle, kui võidad, siis vahet ei ole tõesti. Võitjate üle kohut ei mõisteta. 4-4 ja lähme edasi. 4-4, jah. Ja siin on tugevad mängud Reburada pidi tulemas. Jah, siin ju topeltvoor meil tulemas, et seal tulevad Kalju Flora ja Trans Levadia ka teiks huvitav mäng. Levadia puhul nad ka ju tegelikult koosseisu muutsid päris palju. Ja huvitav on nüüd jälgida, mis keskkaitsepaariga Levadia edasi mängib. Neil on ka ju tegelikult kaitse ikkagi kärisenud. Peetson seda rõhutas mitmes intervjuus, et kaitses ei ole asjad korras, et nullimäng oleks vaja. Siiamaani ainus nullimäng ongi see 5-0 Harjula ju. Avavoorust. Ja Tanel Tammik ju oli see eelmise vooru mäng Pärnus. Esimene poole, ikkagi pigem kõrbes võeti juba vahel välja, Peetson sisse. Tere tulemast Eesti tippklubisse selles mõttes, et karm viga, kehva poolaeg, poole ajal välja, koondise paus, järgmine mäng varus. Et nüüd ongi see koht, et nüüd on vaja siit nii-öelda uuesti tõestama hakata. Välja ronida. Levadial oli küll teised mehed ka koondises, eesotsas Peetsoniga, aga Lepistu, kes siis nüüd... Peetsoni koht on kindelt koosseisus. Tema peab ikka, ma ei tea, mis asju tegema, et sealt välja jääda. Tänasel päeval. Omale lööma. Lepistu siis sai seal koondise pausi ajal Kurra ja teiste käel treenida. Ja
eeldame, et nüüd Mets tuleb järgmises koondisaknas tagasi, noh, me ei tea nüüd, kui palju see Tammik mängida saab või ei saa, aga tõenäoliselt siis no vaatame, jah. Et igatahes, kui nüüd Peetson või see Lepistu peaks saama põhikeskaitsjaks, siis ideaalis võiks vaadata ju koondise poole ka, kui oleks vaja, just pidades silmas, et ta on ju vasakujalgne ka. Võiks küll, jah. Ma arvan, et seal... Et palju meil neid vasakujalgseid on Mets, eks seal koondise piiri peal praegu on Tammik, Tõugias vasakujalgne ju, et meil vasakujalgseid väga palju ei ole. Igatahes põnev nädal tuleb, et jah, siis selline laupäev, kus on kõik viis mängu ja siis jah, sinna otsa veel topeltvoor veel nüüd siis juba järgmisel nädalal ja naiste A-koondis mängib ja palju asju, et vaata, näeme selle A Le Coq'i ka ära siin meie saate taustaks, võin öelda, et tõmmati kiled maha, katted maha, et ongi huvitav vaadata, et kui heas korras see siis on, et meie Soccernet TV otsepildis ka see mäng täitsa reedel olemas, nii et naiste koondis esimene kodune mäng sellel aastal ka, enne mehi, mis on suhteliselt ei meenugi, et nii... Ei meenu, jah, et vähemalt A Le Coq'il oleks nagu niimoodi mängitud. Aga jah, selline nädal oli ja selline nädal tuleb, nii et vaatame, kas tuleb nii kõva nädal, et Jürgensoni üleskutse teha nädalas 2 saadet on põhjendatud. Vot, sellised jutud seekord, aitäh teile vaatamast kuulamast, pikk ette ise järele on teiega kindlasti juba järgmisel nädalal. Püsige lainel, kohtume taas!